Alguses olid need lihtsalt veidrused, väikesed lendavad tüütused, mis suutsid teha natuke kahju, kuid ilmselgelt ei oleks Ukraina sõjas midagi muutnud. Aga ajad on muutunud, droonid on samuti muutunud. Veidrustest hädavajalikeks. Ukraina droonidest on nüüd saanud kõige olulisem relv, millega riik end Venemaa vastu kaitseb. Ja selles videos viime teid drooniüksuse sisse, mis on muutnud Venemaa jahtimise ööpäevaringseks McDonaldsi operatsiooniks. See drooniüksus on Lazar Grupp ja sellel üksusel on üllatavalt kummaline ajalugu. 16. jaanuaril sai Wall Street Journal privileegi olla üks väheseid lääne meediakanaleid, kellel Lazar Grupp lubas oma valdustesse siseneda. Salajases punkris töötavad 10 Ukraina parimat droonioperaatorid vahetustega, tagades, et Vene väed ei pääse kunagi lendavate nuhtluste eest, mis teevad Putini sissetungipüüdlustele liiga palju kahju. See on ööpäevaringne operatsioon, mis on surmavalt tõhus ja üles ehitatud McDonaldsi-laadsele mudelile, kus igal inimesel punkris on oma roll ning kõik töötavad ühe ühise eesmärgi nimel. McDonaldsi jaoks on eesmärgiks burgerite müümine. Ukraina jaoks tähendab see mudel aga seda, et rohkem Vene sõdureid saadetakse lihaveskisse. Lazari grupi tulemused on olnud muljetavaldavad, nagu te hiljem videos teada saate. Siiski olid selle üksuse alguspäevad hoopis teistsugused, kui võiks oodata grupilt, millest on saanud üks Ukraina sõjaväe tähtsamaid osi. Lazari grupi ei asutanud mingi tehniline geenius. Kindlasti ei loonud seda ka Ukraina sõjaväes teenivad inimesed. Tegelikult oli see grupp kellegi idee, keda te ei pruugiks kunagi oodata ühe Ukraina kõige tõhusama üksuse eesotsas olevat, Pavlo Yelisarov. Endine telesaate produtsent, kellest sai mõjukas sõjaväetegelane. Võib-olla pole see areng nii suur üllatus, kui esmapilgul paistab. Lõppude lõpuks oli Ukraina president Volodõmõr Zelenski tuntud koomik ilma poliitilise kogemuseta, kellest on saanud terve riigi vapper nägu, kes võitleb Putini agressiooni vastu. Forbes teatas oktoobris, et Yelisarov pole sugugi erand. Ta on ühe neist paljudest tõhusatest struktuuridest asutaja, mida Ukraina on sõjas Venemaa vastu kasutanud ja mille on loonud tsiviilisikud. Endine telesaate produtsent, kes töötas saates nimega Sõnavabadus, astus otsustava sammu siis, kui Venemaa sissetung tabas tema kodu Patšeškis, mis asub Kiievi kesklinnas. Kui plahvatused tema kodu ümbruses maad raputasid, sai Yelisarov aru, et sõda, mille toimumist ta kunagi ei uskunud, oli kohale jõudnud. Ta naeluutustele uudiste ette ja jälgis sissetungi minuti haaval, kuni lõpuks tundis, et peab tegutsema. Telefooni kättevõtmine oli Yelisarovi esimene suurem panus sõjapingutusse. Ta helistas endisele Ukraina kaitseministrile Aleksei Reznikovile, ilma et oleks lootnud vastust saada, kuid Reznikov vastas. Varsti pärast kõnet liitus teleprodutsent Ukraina uue 126. territoriaalkaitsepataljoniga, kus tema ülesandeks sai Tarnütsia linnaosa kaitsmine Vene sissetungi eest. AK-47 käes hakkas Yelisarov inimesi ja ressurssi organiseerima. Ta ehitas kontrollpunkte, hankis varustust ja remontis logisevat pataljoni staapi, mis oli loodud lasteaiahoones. Tõenäoliselt just sel ajal mõistis Yelisarov, et ta suudab rohkem panustada. Teleprodutsendil oli käepärast umbes $1,1 miljoni väärtuses sularaha, millest ta kulutas üle $400,000 esimese kuu jooksul territoriaalkaitse rollis. Aprilli alguseks olid Kiievis lahingud lõppenud ja Yelisarovil vedas, et ta ei pidanud sõja esimestel nädalatel lahingutes osalema. Nagu selgus, vedas ka Ukrainal. Endise teleprodutsendi järgmine samm oli külastada äsja moodustatud Ukraina erioperatsioonide jõudude üksust, mida kutsuti valgeteks huntideks ja mis tegutses Zaporižjas. See üksus oli esimene, kes näitas Yelisarovile, kuidas droone saab lahingus kasutada. Sündis uus idee, millest sai seeme, millest kasvas välja Lazar Grupp. Wall Street Journali andmetel ostis Yelisarov põllumajandusdrooni salakaubavedajate rühmalt, kes oli varem kasutanud seda masinat sigarettide piiriüleseks smugeldamiseks. Me kinnitasime sellele 120 mm miinipildu ja mürsu. Kasutasime seda esimest korda, räägib Yelisarov väljaandele. Me olime sellest vaimustuses. Wall Street Journal jagab kaadreid, mis näivad olevat selle esimese kasutuse salvestus, filmitud otse drooni poolt. Sihtmärgi kohal hõljudes on miinipildujat kandev droon sihtmärgile lukustunud. Tuld, kõlab käsklus. Miinipilduja mürsk langeb, sihtmärk plahvatab ja hetkega pidi Yelisarov mõistma, et Ukrainal on tema käes odav ja ülimalt tõhus relv. Enne 2022 aasta suve oli Lazar Grupi varaseim versioon juba loodud. Töötades garaažis, mis kuulus ühele droonioperaatorile, kes ühines uue üksusega, kulutas Yelisarov oma isiklikust sõjakassast järele jäänud $680,000 varuosade ostmiseks Hiinast, mida tema meeskond kasutas droonide kokkupanekuks. Kui uus droon oli välja arendatud, annetas Yelisarov oma enda Starlinki terminaali, et seda kasutada drooni esimesel lennul. Droon hävitati.
aga telesaate produtsent teadis, et tal oli idee, mida tasub edasi arendada. Järgnesid veelgi rohkem uuendusi ja arengut. Üks Jelizarovi tsiviiltuttavatest, Mustafa Najem, kes oli tol ajal Ukraina infrastruktuuri aseminister, andis uuele Lazari grupile 4 uut Starlinki terminali. Jelizarovi grupp hakkas samuti oma droonidega katsetama ning läbimurre saabus siis, kui nad hakkasid droonidesse, mis varem kasutasid 2 akupakki, paigaldama 12,5 akupakki. Ma ei saanud aru, miks droon peaks töötama pool tundi, maksimaalselt tund aega vahetuse kohta, ütleb Jelizarov. Üks akupakk maksis siis $1300, nii et nende lisamine tähendas iga drooni kohta lisaks $20,000. Kallis, kuid investeering tasus end ära, räägib Jelizarov Forbesile ja lisab. Sellise drooniga suutis piloot öö jooksul tabada 16 ühikut tehnikat, mitte ainult 2. Töö jätkus ja kui Lazari grupp kasvas, sai droonide McDonaldsi kontseptsioon hoo sisse. Ma olen laisk, mulle ei meeldi töötada, naljatas Jelizarov Forbesile, kui ta rääkis oma juhtimisstiilist. Selle asemel, et olla väga praktiliselt asja juures, nägi endine teleprodutsent pärast oma suurt rahalist investeeringut oma peamise ülesandena õige meeskonna loomist, et muuta Lazari grupi droonipõhine hävitustöö hästi toimivaks masinaks. Nii töötabki McDonald's. Juhataja tegeleb igapäevase järelevalvega, samal ajal kui tema poolt palgatud meeskond juhib äri nagu kellavärk. Jelizarovi arusaam õigest meeskonnast on selline, mis koosneb peaaegu täielikult tsiviilisikutest, mis on veel üks erinevus sellest, mida enamik peab sõjaväelise traditsiooni osaks. Hämmastavad. 98% rühma kaasatud inimestest olid endised tsiviilisikud. Näiteks naine nimega Nalaja, kes juhtis enne Lazar grupiga liitumist tavalises ettevõttes administratiivteenust. Veel üks Jelizarovi meistrikäik on olnud luuremeeskonna loomine Lazar grupi sees, mis määrab, kuidas droone ja laskemoona droonioperaatoritele jagatakse. Selles meeskonnas ei tööta mitte Ukraina luurekogukonna liikmed, vaid hoopis finantsanalüütikud, kes kasutavad oma teadmisi raha liigutamisest selleks, et droonid jõuaksid sinna, kuhu vaja. Lazar grupis oli 2025 aasta oktoobri seisuga 30 pilooti. Jelizarov plaanib selle arvu 3-kordistada. Kuigi Lazar grupp võib olla ebatraditsiooniline, on see suutnud saavutada muljetavaldavaid tulemusi, sest selle juht ei isoleeri gruppi Ukraina sõjaväest. Endised tsiviilisikud võivad punkris tegutseda, kuid Jelizarovi grupp on liidetud Ukraina rahvuskaardiga, kus sellest sai üks esimesi ametlikke drooniüksusi Ukraina sõjaväes. Jelizarovile võiks andeks anda, kui ta pärast Ukraina jaoks nii olulise saavutuse saavutamist loorberitele puhkama jääks, kuid see ei ole endise teleprodutsendi stiil. Kuigi ta võib naljatleda, et ei taha kõvasti tööd teha, on ta üks peamisi eestvedajaid Ukraina kujuneva drooniarmee kontseptsiooni taga. Üks viisidest, kuidas ta seda ideed toetab, on Lazar grupi kaasamine algatusse, kus droonioperaatorid saavad auhindu Vene sõdurite tapmise eest. The Telegraph kirjutas sellest kontseptsioonist 25 jaanuaril, tuues välja, et operaatorid saavad 12 punkti Vene okupandi tapmise eest, 100 punkti kopteri hävitamise eest ja 120 punkti, kui nad võtavad drooniga pantvangi. Neid punkte saab kasutada uue droonivarustuse ostmiseks Ukraina Brave One turuplatsil, luues mängustatud tsükli, mis on vaid üks näide sellest, kuidas Ukraina on kasutanud innovatsiooni tulejõu asemel, et end Venemaa vastu kaitsta. Lazar grupi liige, kes kasutab kutsungit Phoenix, ütles ajalehele The Telegraph. See on võistlus üksuste vahel. Kõik tahavad olla tipus. Kuigi see võib tunduda kummaline, saavutas Phoenixi üksus 2025 ühendal aastal selle algatuse edetabelis 4. koha ning teda motiveerib selgelt soov tõusta kõrgemale, saades 2026 ühendal aastal rohkem droonitapmisi. Tänapäeval on Lazari grupi tegevus viidud teadusliku täpsuseni. Starlink võimaldab suhtlust juhtimiskeskustega üle kogu Ukraina, mis võimaldab üksuse droonidel lennata suuri vahemaid, jäädes samal ajal madalatele kõrgustele, et vältida Venemaa õhutõrjesüsteeme. Maapealsed meeskonnad töötavad koos droonioperaatori ja juhtimiskeskuse navigeerijaga, kus esimene annab teisele luureinfot ning nemad viivad igal ööl läbi sadu missioone. See on tõhusus, mille üle isegi McDonald's tunneks kadedust. Ja tulemusi ei saa eitada. Jelizarov ise esitab toorandmed, kui ta räägib Wall Street Journaliga. Tema grupi hoolikad andmed saabuvad iga päev, võimaldades täpselt üles märkida kõik, mida Lazari droonioperaatorid saavutavad. Jelizarovi sõnul on 16. jaanuari seisuga Lazari grupi droonide ohvriks langenud 2096 Vene tanki. Hämmastavad. 3150 Venemaa soomusmasinat on nüüd vaid põlenud vrakid, mis on selle ühe drooniüksuse tegevuse tõttu lahinguväljale maha jäetud. Ja Lazari grupp jätkab tegutsemist. 765 Venemaa iseliikuvat suurtükki on kohtunud Lazari droonidega. Umbes 5500 kaubaveokit on avastanud, et öös varitsev õhustoht on sama valmis neid sihikule võtma kui Venemaa soomustehnikat.
Kui lisada sellele kogu muu varustus, mille Lazari grupp on oma droonidega hävitanud, saad tohutu arvu, 24 000 varustusühikut. Lisaks sellele, et Venemaa kaotab varustust, mida ta kavatses kasutada nii Ukraina kaitsepositsioonide ründamiseks kui ka logistika tagamiseks okupeeritud Ukrainas, on Lazari grupi tegevus kaudselt võtnud Putini sissetungifondist miljardeid dollareid. 18. jaanuari Army Informi raporti kohaselt on Lazari grupp suutnud hävitada üle 15 miljardi dollari väärtuses Vene varustust, alates sellest, kui Putin alustas oma täiemahulist sissetungi 2022 aasta veebruaris. See number ei pärine Jelazarovilt endalt. Selle avalikustas hoopis Ukraina rahvuskaardi pressiesindaja Ruslan Musitšuk, kes tõi välja, kui tõhus on Lazari grupp olnud. Me arendame mehitamata süsteemide üksusi ja Lazari grupp on üks tõhusamaid Ukrainas. Alates täiemahulise sissetungi algusest on nad hävitanud üle 15 miljardi dollari väärtuses varustust, teatas Musitšuk. Rohkem tuleb veel, tegelikult on juba tulnud. Samal päeval, kui Musitšuk jagas 15 miljardi dollari suurust numbrit, teatas Defense Express, et grupi droonioperaatorid suutsid Ukraina sõja Limani rindelõigus, kus tegutseb Ukraina 3. armeekorpus, rivist välja lülitada veel 13 Vene tehnikat. Koostöös selle korpusega suutis Lazari grupp hävitada kütuseveoki, 2 kaubaveokit ja 10 soomusmasinat. 2. veebruaril ja grupp tegutses taas. Seekord suutis Lazari grupp hävitada raske leegiheitesüsteemi nimega TOS-1A Soltsepjok, mis asus Venemaa Belgorodi piirkonnas. Vaja läks vaid 4 täpset FPV drooni. Nüüd on leegiheitja hävitatud. Kõik need on varustuse hävitamised, mille Jelazarov saab lisada Lazari grupi arvestusse. Ja tulevikus, nagu ta ütleb Wall Street Journalile, tahab ta teha kõik endast oleneva, et aidata NATO liikmetel arendada sarnaseid võimekusi. Aga enne, kui me selle väiteni jõuame, peame sügavamalt uurima, mida Lazar grupp tegelikult endast kujutab. See ei ole mingi tsiviilüksus, mis lihtsalt aitab, samal ajal kui Ukraina sõjavägi teeb kogu raske töö ära. Lazar grupp on muutnud sõjapidamise olemust, muutes droonid katsetusrelvadest asendamatuteks vahenditeks. Innovatsioon nii mõtlemises kui ka varustuses, mis on võimaldanud Lazar grupil saada selleks, mis ta on Ukrainas endiselt väga elujõuline. Droonid on igaveseks muutnud sõjapidamist, nii et nende olemasolu on avaldanud tohutut mõju mitte ainult strateegiale, vaid ka sõjapsühholoogilistele aspektidele. Igaüks, kes on näinud kaadreid sellest, kuidas üks Ukraina FPV droonidest sööstab Vene sõduri poole, oskab seda kinnitada. Kui enne Putini sissetungi pidid sõdurid peamiselt muretsema suurtükiväe, miinipildujate ja selliste arenenumate relvade pärast, nagu lennukid ja nende poolt kantavad raketid, siis nüüd on pidevaks ohuks droonid. Iga sõdur, olgu ta venelane või ukrainlane, kes satub isegi poolavatud alale, teab nüüd, et luuredroon võib tema kohal hõljuda. FPV droon võib olla teel. Alad, mida varem peeti vähemalt mingil määral ohutuks, on nüüd surmalõksud. The National Interesti sõnul 2025. aasta juunis. Väikesed ja väga manöverdatavad 4-krootoriga droonid, mida juhivad VR-prille kandvad piloodid, osutusid kamikaatsedroonid odavateks ja väga tõhusateks, pakkudes vargsi täpseid ja psühholoogiliselt laastavaid lööke, sundides sõdureid nende pisikeste sissetungijate otsingul pidevalt taevast jälgima. Vaimne koormus peab olema tohutu. Ja uuendused jätkuvad. Ukraina droonid ei piirdu enam ainult taevaga, vaid hävitavad sihtmärke ka vees. Ukraina, kellel on endal väga piiratud merevägi, on suutnud hävitada umbes 1/3 Venemaa Musta mere laevastikust ning paljusid neist sõjalaevadest ründasid droonid. Ukraina on suutnud droonid salaja Venemaale toimetada, nagu see juhtus julgeoperatsiooni Ämblikuvõrk ajal, et rünnata lennubaase ja Vene lennukeid. Ja 2025 aasta on olnud Ukraina kaugmaadroonidel läbimurde aasta, mis peaks Venemaale maksma 74,1 miljardit dollarit ehk veidi üle 4% riigi sisemajanduse koguproduktist juba ainuüksi jaanuarist augustini. Ühel juhul suutis droon isegi elektrilise jalgratta õhust alla lasta haavatud Ukraina sõdurile, kes kasutas ratast, et ohtlikust piirkonnast ära sõita. Lazari grupp ei ole muidugi kõigi nende uuenduste eest vastutab. Nende peamine eesmärk on keskenduda võimalikult paljude Venemaa vägede hävitamisele Ukrainas. Aga Jelazarov oli üks neist inimestest, kes pani aluse sellele, mis on saanud uueks sõjapidamise viisiks. Pole ime, et nii Venemaa kui ka Ukraina võistlevad selle nimel, et ehitada rohkem ja paremaid droone. Iga kord, kui üks pool tuleb välja uue kontseptsiooniga, vastab teine oma omaga. Käimas on surmav, masinapõhine vehklemismatš ja Ukraina näib olevat ees. Novembris teatas Forbes, et Venemaa üritab muuta oma droonistrateegiat, keskendudes korduvkasutatavatele droonidele kamikaatsedrooni tasemel, mida mõlemad pooled Ukraina lahinguväljal kasutavad. Vene sõjavägi on isegi avaldanud kaadreid väidetavalt korduvkasutatavatest püüdurdroonidest, mis nende sõnul suudavad peatada Ukraina kaugmaadroonid nii jaburate meetoditega, nagu hautise konservi selle peale kukutamine.
kui tõsiselt neid väiteid võtta, on vaieldav, eriti arvestades, et need pärinevad Venemaalt. Ukraina on aga vastanud, suurendades oma eesliini droonide tõhusust. Nüüd tapavad need droonid Vene sõdureid peaaegu sama kiiresti, kui Putin suudab uusi vägesid lahingusse värvata. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi ütles jaanuaris, et ainuüksi detsembris põhjustasid droonid 33 000 kinnitatud Vene kaotust, ajal, mil Venemaa värbas umbes 36 000 sõdurit kuus. Droonide võidujooks on see, mida nii Ukraina kui ka Venemaa on otsustanud võita. Ja see toob meid tagasi Jelazarovi ja tema NATO kommentaaride juurde. Kuigi Ukraina ja Venemaa on selles uues sõjapidamise vormis kinni, on NATO liikmed, eriti need, kes asuvad Euroopas, sellest kaugel maha jäänud. Euroopa on juba kaotanud 2 aastat, ütleme siis ettevalmistust päris sõjaks, ütleb Jelazarov Wall Street Journalile, kui ta räägib oma soovist viia Lazar Grupp ülemaailmseks operatsiooniks. See, mis toimub, on lihtsalt tühi jutt, tühjad sõnad, nagu droonid on head. Nende sõnade taga ei ole Euroopas, nende kaitseministeeriumides mitte midagi. See on karm hinnang Euroopa kollektiivsele valmisolekule droonisõjaks, nagu seda on nähtud Ukrainas. Siiski ei ole see päris ebatäpne. Euroopas on tõepoolest palju räägitud droonidest, kuid tegusid on olnud vähe, peale lubaduste investeerida raha tootmisse, sageli koostöös Ukrainaga. Räägitakse drooniseina arendamisest Euroopa osade kaitsmiseks, kuid vähe on infot selle kohta, kuidas selline sõda toimiks või kas Euroopa on üldse võimeline seda ehitama. Jah, sellest sõjast räägitakse küll. Kuid isegi Euroopa Parlament ütleb, et $7 miljardi suurune Euroopa droonitõrje algatus, mis peaks pakkuma tipptasemel ja koostalitlusvõimelist süsteemi droonide tõrjumiseks ja kasutamiseks, ei saa täielikult töökorda enne 2027 aasta lõppu. Kõik see arutelu toimub ajal, kui Venemaa jätkab Euroopa reaktsioonide testimist oma kaugmaa droonidega ja sellistele sissetungidele reageerivad tavaliselt kiirreageerimishävitajad. Ühendkuningriigi kuningliku õhuväe kiire reageerimise meeskond Lossiemouthis on alates 2018. aastast välja saadetud 76 korda, neist 41 juhul seoses Venemaa sõjalennukitega, võib-olla ka droonidega. NATO peasekretär Mark Rutte ei kahtle sugugi selles, et Euroopa ei ole valmis Venemaaga võitlema. Jaanuari lõpus Brüsselis kõneldes ütles Rutte, kui keegi arvab, et Euroopa suudab end ilma USA-da kaitsta, siis unistage edasi. Te ei suuda, me ei suuda, me vajame üksteist. Rutte rääkis sellest tohutust jõust, mida USA sõtta toob. Kuid tema peamine mõte oli, et Euroopa peab rohkem pingutama, et Venemaa vastu valmistuda. Nagu Jelizarov ütleb, on meie ainus pääsede selles sõjas innovatsioon, lõpetab Jelizarov oma mõtte Wall Street Journalile rääkides. Droonid muutuvad, nagu nad on juba muutnud kõike lahinguväljal. Seda ei saa enam eitada ja see ongi kõigi sõdade tulevik. Ma mõtlen, vaadake, maailm ei saa enam kunagi olema endine. Jelazarovil on õigus ja ta usub, et NATO, eriti organisatsiooni Euroopa liikmed, peavad lõpetama rääkimise ja hakkama tegutsema. Seda Jelizarov tegigi. Ja praegu on Lazar Grupp muutnud Vene vägede jahtimise äriks ning äri õitseb. Algul peeti neid veidrusteks, väikesteks mehitamata lennumasinateks, mida Ukraina kasutas sõdurite ja Vene soomustehnika hävitamiseks. Putin arvas, et Venemaa tohutu jõud jääb peale, kuid ta eksis. Ukraina läks droonide kasutajatest droonisõja meistriteks. Nüüd on see, mille Ukraina välja mõtles, Venemaa rindejooned lõhki rebimas ja üks number seletab, miks see nii on. 80%. See number on oluline, sest nagu Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles 26 jaanuaril, on Ukraina droonid nüüd vastutavad 80% Vene sihtmärkide hävitamise eest Ukraina sõjas. Selgitame kohe, mida see puhaste numbrite mõttes tähendab. Siiski rõhutas Zelenski kiiresti, et Ukraina areng ja võime jääda lahinguväljal Venemaast ühe sammu võrra ettepoole on see, mis võimaldas selle juhtuda. Droonidest on saanud Ukraina kõige olulisem relv ning nende kasutamise ulatus aitab Ukrainal ka teisi relvasüsteeme Venemaa vastu paremini ja tõhusamalt kasutada, koos nende sõduritega, kes võitlevad visalt, et takistada Venemaal riigi territooriumi hõivamast. Täna on suurtükiväel tähtsus, kuid teistsugusel moel. Isikkoosseis ja eelkõige meie jalavägi täidavad põhiülesandeid, märkis Zelenski. Aga sõda ise on arenemas ja kõik muutub üha enam sõltuvaks ka teisest olulisest elemendist. Sellest, kes on kõige kiirem ja tugevam tehnoloogiate rakendamisel, nende kohandamisel ning tõe kontrollimisel selle kohta, mis lahinguväljal toimub. See viide kontrollimisele viib meid küsimuseni, kuidas Ukraina teab, mida tema droonid hävitavad. Vastus on see, et samad droonid, mida kasutatakse, filmivad kõike, nii et Ukrainal on tõendid oma väidete kinnitamiseks. Business Insideril on veel kommentaare Zelenskilt, kes annab põgusa ülevaate süsteemist, mida Ukraina kasutab oma droonirünnakute kontrollimiseks.
iga neist rünnakutest salvestatakse, mis aitab mitte ainult tabamuste kinnitamisel, vaid ka boonusel põhineva süsteemi toimimisel sõjalise soorituse hindamiseks, märkis Ukraina president. Ta räägib suhteliselt uuest süsteemist, mille Ukraina on kasutusele võtnud, kus riigi drooniüksused saavad iga lahinguväljal droonidega salvestatud hävituse eest punkte teenida. Neid punkte saab koguda ja seejärel kulutada Ukraina Brave One turul, mis pakub droonioperaatoritele juurdepääsu uutele droonidele ja varustusele, mida nad saavad kasutada oma tõhususe suurendamiseks tapamasinatena. See on sõjapidamise mängustamine, mis on saanud reaalsuseks. Ja kuigi see võib tunduda nagu midagi vildakast, düstoopilisest tulevikust, näitab see süsteem, kui uuenduslik võib Ukraina olla, nii oma sõdurite premeerimisel, kui ka selles, et valeinformatsioonil ei lasta saastada eetriruumi ega veebikanaleid. The Guardian teatas Ukraina süsteemist, kus hävituste eest antakse punkte novembri alguses. See vahendas infot, mille edastas tollane Ukraina esimene asepeaminister ja nüüd, ilmselt mitte juhuslikult, Ukraina uus kaitseminister Mihhailo Fedorov. Ukraina uue süsteemi taga olev mees selgitas novembris, et idee oli kasvanud nii suureks, et sellest võttis osa 400 Ukraina drooniüksust. See on tohutu kasv. Arvestades, et üksuste arv oli augustis vaid 95, saavad droonioperaatorid, kes koguvad oma punkte, neid kulutada enam kui 100 erineva drooni, autonoomse sõiduki ja muu droonidega seotud varustuse peale, ütles Fjodorov ajalehele The Guardian. Siil on isegi edetabel. Tippu jõudmine on lisamotivatsioon Ukraina sõduritele, kes tahavad teha kõik endast oleneva, et Venemaa peatada. See on üksuste seas tõeliselt populaarseks muutunud, ütles Fjodorov ajalehele The Guardian, lisades. Kõik kaitsejõud teavad sellest ja käib konkurents punktide pärast, et saada neid droone, elektroonilise sõjapidamise süsteeme ja muid asju, mis aitavad sõjategevuses. Mida rohkem jalaväge sa tapad, seda rohkem droone sa saad, et veelgi rohkem jalaväge tappa. Sellest on kujunemas omamoodi ise tugevdav tsükkel. Veelgi enam rõhutades, kui tähtsaks on droonid Ukraina strateegias Venemaa vastu muutunud, kasutas Zelenski samuti võimalust autasustada mõningaid riigi juhtivaid droonikomandöre üritusel, kus ta tõi esile selle 80% näitaja. Kuldse tähe orden, mida tuntakse ka kui Ukraina kangelase medalit ja mis on üks riigi kõrgeimaid sõjalisi autasusid, anti 2 Ukraina drooniüksuse komandörile. 427. Eribrigaadi kolonelleitnant Ole Fitt, tuntud ka kui Raro, sai selle autasu. Samuti Ukraina 429. Eribrigaadi major Juri Fedorenko, mida tuntakse ehk paremini kui Achilleuse brigaadi. Pole üllatav, et need 2 meest said oma medalid. Nende üksused hävitasid kokku üle 42 000 vaenlase sihtmärgi, teatab Euromaidan Press. Ja see toob meid kenasti tagasi selle juurde, mida mainisime, et räägime teile varem videos. Me teame, et Ukraina droonid on nüüd vastutavad 80% Vene sihtmärkide hävitamise eest selles sõjas. Siiski ei tähendaks see palju, kui see oleks 80% 100 sihtmärgist. Kontekst on oluline ja kui rääkida Venemaa kaotuste ulatusest, on numbrid tohutud. Ainult 2. 2025 aastal tabasid Ukraina droonid peaaegu 820 000 sihtmärki, mis on nii tohutu arv, et Putin peab mõtlema, mida ta üldse teha saab, et seda vähendada. Enamik neist rünnakutest on salvestatud ja kinnitatud, sageli kasutades Ukraina droonidesse sisse ehitatud esimese isiku vaatekaameraid, ütleb Ukraina presidendi veebileht. Huvitaval kombel aitab see avalikustamine, kui palju sihtmärke Ukraina droonid 2025 aastal tabasid, meil ka mõista, kui palju sihtmärke riik eelmisel aastal kokku kinnitas, et nad tabasid. 820 000 jagamine 0,8-ga annab meile kokku 1,025 miljonit tabatud sihtmärki. Ja pidage meeles, need on vaid need sihtmärgid, mida Ukraina on suutnud kinnitada. Aga isegi selle numbriga näeme, et Ukraina tabas 2025 aastal keskmiselt 85 416 Vene sihtmärgi kuus, mis teeb natuke üle 2800 sihtmärgi päevas. Teisisõnu, Venemaa tabatakse üle 100 korra tunnis, kui ta üritab Ukraina kaitset murda, mis tõenäoliselt seletabki, miks Venemaa edusammud on viimase 4 aasta jooksul olnud nii aeglased ja väikesed. Ja Venemaa jaoks läheb asi veel hullemaks. Praegu näeme, et Ukraina igakuised numbrid kasvavad, mis tähendab, et on täiesti võimalik, et Ukraina droonid hävitavad 2026 aastal üle 1 miljoni sihtmärgi. Pole teada, kas 2025 aastanumber hõlmab ka Venemaa Shahedi droone, mille Ukraina mehitamata õhusõidukid on hävitanud. Aga see on teema, mille juurde naaseme siis, kui uurime, kui tähtsaks on droonid Ukrainale muutunud kaitse poolele. Mis puudutab igakuiste numbrite tõusu, siis Zelenski ise vihjas sellele, kui ta jagas Venemaa kinnitatud surmade arvu detsembris Ukraina droonirünnakute tagajärjel. Meie boonusel põhinev elektrooniline punktisüsteem aitab meie kaitsetulemust suurendada. Detsembris saavutasid meie üksused tulemuseks 35 000 kahjutuks tehtud okupanti. Aitäh selle tulemuse eest, ütles Zelenski. Ma kordan seda, 35 000 Vene sõdurit surnud, mitte haavatud, vaid 1 kuu jooksul.
See on rekordiline number ja see tuleb pärast 12 kuud, kus Ukraina droonide tapmiste arv oli tohutu. Nagu Zelenski avaldas jaanuari alguses, suutsid Ukraina droonioperaatorid oktoobris kõrvaldada 26 000 Vene sõdurit ja novembris veel 30 000. Numbrid kasvavad keskmiselt 4500 venelase võrra kuus, kes saavad droonide poolt tapetud, mis peab olema Putini jaoks hirmutav, kuna tal on raskusi pädevate meeste leidmisega, keda Ukrainasse saata. Forces Newsil on detsembri kohta veelgi rohkem numbreid. Lisaks Zelenski jagatud numbrite kordamisele lisab väljaanne, et praegune tapmismäär, mis näib olevat 30 000 kuni 40 000 kuus, on nii kõrge, et Venemaa ei suuda tõenäoliselt enam värvata piisavalt sõdureid, et korvata oma suuri kaotusi Ukrainas. See lisab ka täiendavat konteksti, märkides, et nii suure hulga sõdurite kaotamine tähendab, et Putin lubab igal kuul hävitada umbes poole Suurbritannia armee täiskohaga personali suurusest. Jätkusuutmatu on üks sõna, mida võiksime selle kirjeldamiseks kasutada. Täielik hullumeelsus tundub aga täpsem termin. Forces News märgib ka, et Ukraina tabas ainuüksi detsembris oma droonidega kokku 107 000 sihtmärki, mis oli samuti kuu, mil Venemaa kaotas 128 oma õhutõrjesüsteemi. Ukraina ütleb, et on seadnud endale uue eesmärgi, hävitada iga kuu droonidega 50 000 Vene sõdurit. Ja Putini jaoks on kõige hirmutavam see, et see eesmärk on täiesti saavutatav. Lõppude lõpuks ei saa öelda, et Ukrainal saaks droonid niipea otsa. Nagu endine Forbesi korrespondent David Axe väitis, 2025 aasta märtsis alustas Ukraina 2025 aastat eesmärgiga toota 4,5 miljonit drooni aastas. Võib-olla ei ole see eesmärk päris täidetud, kuigi seda on raske öelda. Business Insider ütleb, et tegelik arv oli 2,5 miljonit FPV drooni, mis tähendab, et meil on vastuolu. Siiski märgib sama väljaanne ka seda, et teised hinnangud kattusid aksi jagatud 4,5 miljoni arvuga ning et see number võib tähistada Ukraina praegust droonide tootmisvõimsust, kui mitte ehitatud droonide arvu. Me ei tea seda kindlalt, sest ametlikud Ukraina allikad ei ole tootmisnumbreid avaldanud. Siiski, kas 2,5 miljonit või 4,5 miljonit, see on tohutu arv, kui arvestada, mida me varem jagasime Ukraina kohta, kes viib 2025. aastal läbi 1 miljon droonirünnakut. See on ka arv, mille kohta Euromaidan Press teatab, et see läheb veel palju suuremaks. 26 jaanuaril teatas Euromaidan Press, et Ukraina droonide tootmismaht on alates 2023. aastast igal aastal umbes kahekordistunud. Ja 2026 aastaks väidab väljaanne, et Ukraina sihib 7 miljoni drooni tootmist. See saab olema kulukas iga-aastane tootmistsükkel. Ukrainal on vaja $120 miljardit, et ehitada ja soetada 7 miljonit drooni, millest umbes pool tuleb Ukraina enda eelarvest ja Euroopa Liidu toetatud laenudest. Ülejäänud pool tuleb Ukraina liitlastelt sõjalise abi vormis. Aga kui Ukraina suudab kõik need osad kokku panna, siis kõik lootused, mis Putinil olid, et Vene hukkunute arv väheneb, purunevad, sest Ukrainal on piisavalt droone, et saavutada oma uus eesmärk, 50 000 likvideerimist kuus. Väike kõrvalmärkus, seda on veel palju rohkem, nii et kui saad saatest kasulikku infot sõjasaade ja tahad kuulda rohkem selliseid statistikaid, siis ära unusta tellida. Nüüd, kui numbrid on käsitletud, saame tagasi pöörduda teema juurde, mida varem puudutasime. Me mainisime, et pole selge, kas Ukraina droonide poolt hävitatud sihtmärkide arv sisaldab ka Vene mehitamata õhusõidukite hävitamist, mis toimus Kremli korraldatud drooni- ja raketirünnakute ajal, mis raputasid Ukrainat kogu 2025 aasta jooksul. Kas nad seda tegid või mitte, pole eriti oluline, sest tähtsam on see, et Ukraina ei kasuta oma drooni ainult selleks, et tekitada sõjaväele suuri kaotusi. Ukraina kasutab droone ka kaitseks. Ja 2026 aasta võib olla murranguline selles osas, kui tõhusaks Ukraina muutub oma droonide kasutamisel Venemaa Shahed-tüüpi ründedroonide tõrjumisel. Ka siin puudutas Zelenski seda oma 26. jaanuari pöördumises, kus ta rõhutas Ukraina tehnoloogiate arendamise tähtsust, mida saab kasutada Venemaa Shahed-tüüpi droonide hävitamiseks. On üks tehnoloogia, millele Ukraina keskendub eriti, nii et jälgige edasi, et teada saada, mis see on. Enne seda on Zelenskil kindlasti õigus, kui ta räägib Vene Shahedi probleemi ulatusest ja ohust. Seda saime teada analüütilisest ülevaatest Venemaa Shahedi strateegiast 2025 aastal, mille kirjutas Igor Anokin ja avaldas Teaduse ja Rahvusvahelise Julgeoleku Instituut. Oma analüüsis ütles Anokin, et Venemaa Shahed-tüüpi droonide lainete suurus varieerus kogu 2025 aasta jooksul. Mõnes rünnakus kasutati mitukümmend drooni, teistes aga nii massiivseid parvi, et kasutati koguni 800 drooni. Paljud neist droonidest lasti välja koos tiibrakettide ja ballistiliste rakettidega okupeeritud Krimmi ja Donetski piirkondadest, lisas Anokin. Ta tõi välja ka arvud.
54,530. 2025 aastal lasti välja 54 538 Shahed-tüüpi drooni. Neist umbes 32 200 olid ründedroonid. Tõenäoliselt olid ülejäänud Shahed-tüüpi droonid peibutised, mis saadeti Ukraina õhutõrjesegadusse ajamiseks või kurnamiseks. Olenemata sellest on Venemaa rünnanud kõike, mida suudab oma kaugmaadroonidega. Rünnakud olid laialdased, hõlmates paljusid piirkondi, mida Venemaa maismaajõud üritavad okupeerida. Lisaks on aeg-ajalt nähtud, kuidas Vene droonid sisenevad teiste riikide nagu Poola, Rumeenia ja Moldova territooriumile. Kuigi Venemaa väidab, et ründab sõjalisi sihtmärke, ründasid paljud tema Shahed-tüüpi droonid hoopis Ukraina energiataristut ning eriti 2025. aasta lõpus ka tööstusrajatisi ja elamuid. Venemaa Shahed-tüüpi rünnakute ulatus saavutas haripunkti juulis, kui ta lasi iga päev Ukrainasse keskmiselt 203 sellist drooni. Siiski olid ka järgnevad kuud peaaegu sama laastavad, kusjuures pärast juulit kõikus keskmine droonide arv päevas 133 ja 188 vahel. Kokkuvõttes on Venemaa Shahed-tüüpi droonid Ukrainale tõsine probleem. Kuid nagu paljude teistegi probleemidega, mida Putini strateegia tekitab, on Ukraina leidnud uusi viise nende lahendamiseks, mis muuhulgas hõlmavad ka omaenda droonide kasutamist. Tõrjedroonid on Ukraina jaoks järgmine suur areng, mida kinnitab 2025. aasta septembris tehtud teade, et Ühendkuningriik hakkab masstootma üht neist Ukraina disainitud droonidest, mida kasutatakse Venemaa Shahed-rünnakute vastu kaitsmisel. Need erilist tüüpi droonid teevad täpselt seda, mida nende nimi ütleb. Nad tõusevad õhku ja tõkestavad lähenevaid ründedroone. 20. jaanuaril avaldas Kiievi Post, et neist tõrjedroonidest saab osa sellest, mida nad nimetasid droonivastaseks kupliks, kuhu kuuluvad ka mobiilsed kaitsemeeskonnad. Need meeskonnad töötavad koos Ukraina droonioperaatoritega, et pakkuda tugevat lühimaa kaitset Venemaa Shahed-tüüpi droonide vastu. Fjodorov oli nende seas, kes uut süsteemi tutvustasid, öeldes: meie ülesanne on ehitada Ukraina kohale droonivastane kuppel, süsteem, mis ei reageeri tagantjärele, vaid hävitab ohu juba selle lähenemisel. Siin on vihje, et Ukraina ootab, et Venemaa kas jätkab või isegi suurendab oma kaugmaarünnakuid 2026. aastal. Ukraina reageerib ja tõrjedroonid saavad olema suur osa tema uuest kaitsestrateegiast. Kui need Shahedi tüüpi droonid, mida tõrjedroonid hävitavad, arvestatakse Ukraina 2026. aasta kogusummasse, siis tundub peaaegu kindel, et Ukraina droonid hävitavad 2026. aastal 1 miljon või rohkem Vene sihtmärke. See kehtib eriti siis, kui arvestada Ukraina uut eesmärki, kõrvaldada igakuiselt üle 50 000 Vene sõduri. Kuid see kõik puudutab tulevikku. Kui pöörduda tagasi selle juurde, mida Ukraina saavutas 2025. aastal oma droonirünnakutega, siis näeme mitmeid lahinguvälja mõjusid, mis on sellest tulenenud. Nende hulgas on tõsiasi, et Ukraina droonid põhjustavad Venemaa laskemoonakadu enneolematul skaalal. Seda kinnitab Euromaidan Press, mis teatas 27. jaanuaril, et Kreml on esitanud tellimuse 1,1 miljonile uuele suurtükimürsule. See iseenesest ei oleks uudisväärtusega. Kuid tähelepanuväärne on siin see, et Venemaa keskendub kaugmaa suurtükimürskude hankimisele, sest Ukraina FPV-droonide kaitseliinid on sundinud neid oma suurtükiväge nii kaugele taganema, et see muutub ebaefektiivseks. Lühimaa mürsuud ei anna enam tulemusi. Venemaa kaotab suurtükisüsteeme Ukraina droonide tõttu ning kui need süsteemid üritavad tulistada tagapoolt, kaotab Venemaa ka mürske, mis ei jõua sihtmärkideni. 1,1 miljonist tellitud mürsust on 1 miljon spetsiaalsete 152 mm MSTA mürskude jaoks, mis sisaldavad erilist laengut, mis võimaldab neil lennata pikemaid vahemaid. Ülejäänud 100 000 on mõeldud kaugmaa variantidele. Oluline on siin hind, nagu teatas Euromaidan Press. Tavaline MSTA suurtükimürsk maksab Venemaale $1250. Versioon laenguga maksab $1550. See on $300 vahe ja kui korrutada see miljoni mürsuga, saadakse $300 miljoni suurune kulu. Selle on põhjustanud peamiselt Ukraina FPV-droonid, mis hävitavad Vene suurtükiväge ja meeskondi, kes julgevad tulla droonide kaitstavate sihtmärkide lähedusse. Kui Ukraina ei suuda suurtükiväge lahinguväljalt kõrvaldada, võib ta muuta selle kasutamise Venemaa jaoks kallimaks kui kunagi varem. Aga kui me räägime kurnamisest, peame paratamatult tagasi tulema nende kaotuste tohutu ulatuse juurde, mida Ukraina on oma droonidega Venemaale põhjustanud. Me oleme juba arutanud igakuiseid numbreid ja Ukraina eesmärki neid numbreid oma droonidega suurendada. Venemaa jaoks võivad need kaotused viia murdepunktini, kust enam tagasiteed ei ole. See on NATO peasekretäri Mark Rutteri arvamus, kes ütles jaanuaris, et Ukraina tapab iga kuu kuni 25 000 Vene sõdurit. See hinnang on madalam kui Ukraina enda avaldatud numbrid, kuid sellest piisab siiski, et põhjustada Putinile tõsiseid tööjõuprobleeme.
Rutter selgitas, et üks ainus kuu võitlust Ukrainas maksab Venemaale umbes 10 000 sõdurit rohkem kui kogu nende 10-aastane sõjakampaania Afganistanis. Nüüd kaotavad nad selle koguse või rohkem 1 kuuga, ütles Rutter, võrreldes Venemaa 15 000 kaotust Afganistanis sellega, mida nad kogevad Ukrainas. See pole ka nende jaoks jätkusuutlik. Oluline on ka rõhuasetus tapetud, mitte haavatud Vene sõduritele. Veel üks asi, mida võib omistada Ukraina droonidele. Ukraina andmetel peaks traditsiooniline surmade ja vigastatute suhe sissetungiva jõu puhul olema 1 surm 3 vigastuse kohta. See ei ole Venemaa suhe. Väljaande andmetel moodustas 2025 aasta lõpuks Venemaa hukkunud sõdurite osakaal 56% kõigist kaotustest. See tähendab, et rohkem Vene sõdureid saab surma kui haavata, kusjuures suhe on nüüd 12 hukkunut iga 10 haavatud kohta. Venemaa on olukorrale kaasa aidanud, kuna ei evakueeri haavatuid ning kasutab taktikaid, millele on sunnitud üle minema soomustehnika nappuse tõttu. See on veel üks asi, mille eest Ukraina võib oma droonidele tänulik olla. Siiski on just Ukraina droonide kasutamine ja nutikad uuendused, nagu varem mainitud mängustamine, need, mis teevadki suure vahe. Kõik see kokku tähendab, et Ukraina muudab territooriumi, mida Venemaa soovib vallutada, venelaste vägede jaoks tõeliseks põrguks. Nüüd on iga sõdur, kes liigub lahinguliinidest kuni 16 kilomeetri kaugusele, ohus saada Ukraina droonide poolt hävitatud. Ja kui Ukraina saab oma tahtmise 2026. aastal, siis pole me veel midagi näinud, võrreldes sellega, mis tuleb 2025 aasta numbritega. Kogu see arutelu droonide üle ja me pole veel isegi rääkinud pikamaa mehitamata õhusõidukitest, mida Ukraina kasutas 2025. aastal Venemaal kaose külvamiseks. Aga ära muretse, Ukraina on endiselt täielikult pühendunud oma süvalöögistrateegiale. Uskumatu kokkuvarisemine. Just nii nimetavad sõjalised analüütikud Venemaa viimast lahinguvälja tagasilööki. Ainult et seekord ei käi asi tankide või rakettide, vaid droonide kohta. Sõjas, mida on juba iseloomustanud odavate, tiirutavate laskemoonade ja parvetaktikate esiletõus, on Ukraina nüüd mängureegleid muutnud uue leiutisega, püüdurdroonidega. Kiired, odavad, hõlpsasti mastaabitavad ja äärmiselt tõhusad. Need väikesed droonid muudavad Venemaa kunagise peatamatu droonirünnaku väga kulukaks probleemiks. Ja need on Putini täiesti ootamatult tabanud. Nüüd on leidlikud ukrainlased välja mõelnud vastumeetme, mis pöörab olukorra taas pea peale. Püüdurdroonid. Nad on tabanud Venemaa presidendi Vladimir Putinit ootamatult ja nüüd peab ta kiiresti lahendust otsima sellele uuele probleemile. Enne seda arengut olid kõige mõjukamad droonid Iraanis toodetud Shahedi droonide perekond. Need pika tegevusraadiusega kamikaze tüüpi rändamismoonad töötavad nagu väikesed tiibraketid, kuid maksavad vaid murdosa sellest hinnast ning on muutnud õhutõrje tasakaalu, mis on püsinud aastakümneid. Traditsioonilised õhutõrjesüsteemid nagu USA Patriot ja Saksamaa Iris-T on osutunud tõhusaks suhteliselt aeglaselt liikuvate Shahedide allatulistamisel. Kuid raketid, mida need süsteemid tulistavad, maksavad sadu tuhandeid, mitte miljoneid dollareid tükk ning neid toodetakse vaid mõnisada aastas. Kui Venemaa täidab Ukraina taeva 2025. aasta suure osa jooksul igal ööl 100–600 Shahed-tüüpi drooniga, muutub nende allatulistamine selliste tipptehnoloogiliste süsteemidega ebapraktiliseks, eriti kui samal ajal tuleb allatulistada ka tiibrakette ja ballistilisi rakette. Kuid püüdurdroonid on väikesed, väga tõhusad ja mis kõige tähtsam, odavad toota ning neid on lihtne suuremas koguses valmistada. Need droonivastased droonid võivad lõpuks pakkuda lahenduse niinimetatud lendavate muruniidukite pidevale ohule ning anda tulevikus sõjavägedele kogu maailmas tõhusa droonitõrje sõjapidamise eeskuju. Vaatame siis lähemalt, kuidas need töötavad, milliseid süsteeme Ukraina kasutab ja kuhu need arengud võivad viia. Shahadi droonide perekond, mida toodab Iraani tootja Hisa koostöös Shahadi lennundustööstusega, on suhteliselt uus nähtus. Esimeste variantide kaadrid ilmusid esmakordselt 2021 aastal. Shahad tähendab tunnistajat Iraani farsi keeles. Kõige mõjukam variant siiani on olnud Shahed 136, mida tõendab ka see, et USA projekteeris selle, et arendada omaenda ühesuunalist ründedrooni nimega Low Cost Unmanned Combat Attack System ehk LUCAS. LUCAS droonid on mõeldud massiliseks kasutuselevõtuks, pakkudes odavat ja atraktiivset alternatiivi kallidele platvormidele nagu MQ-9 Reaper, makstes umbes $30,000 tüki kohta. Kuid antud juhul järgib USA Venemaa eeskuju.
2022 aastal hakkas Venemaa Iraanist sisse tooma suures koguses Shahad-136 droone kasutamiseks Ukrainas ning alustas seejärel nende tootmist Venemaal Iraani poolt tarnitud komplektidest. Aja jooksul on Venemaa teinud algsele disainile mitmesuguseid muudatusi ja täiustusi, luues variandi nimega Keran. Massiivses tootmistehases Alabugas Tatarstanis on Keranide arendamine märkimisväärselt kasvanud. Ukraina luurehinnangul tootis Venemaa 2025 aasta lõpuks iga päev 170–190 uusimat Keran 2 ja Kerbera Decoy varianti. Võrreldes Iraani Shahid-136-ga on Keran 2 saanud mitmeid olulisi uuendusi. Iraani navigatsioonisüsteem, mis kasutas tsiviiltaseme GPS-komponente, on asendatud Venemaal toodetud lennujuhtimisseadmega. Ja mikroprotsessorid, mis kasutavad Venemaa GLONASSi satelliitnavigatsioonisüsteemi, parandades ringlemisvõimet ja vastupidavust elektroonilisele sõjapidamisele. Iraani Shahed-136 ühes tükis konstruktsioon on asendunud modulaarse disainiga, mis koosneb omavahel ühendatud elementidest. Ka kerematerjal on muutunud. Algne kerge kärgstruktuur on asendatud klaaskiust ja kootud süsinikkiust kombinatsiooniga või vahutaolise materjaliga. See muudatus peaks lihtsustama tööstuslikku masstootmist. Ka lõhkepea on saanud märkimisväärse uuenduse. Lisaks algsele 110-naelasele suure lõhkejõuga killuheitelaengule on Moskva kasutanud termobaarilisi süütekilluheitelaenguid, suure lõhkejõuga õhupurustus ja isegi alamlaskemoona hajutavaid variante. Kõige olulisem uuendus on aga 2024 aastal kasutusele võetud 200-naelane lõhkepea, mis ühendab endas läbitungiva kujuga laengu ja teraskuulide kihi, et läbistada kindlustatud rajatisi ja põhjustada maksimaalselt inimohvreid. Hiljutine Yerin 2 drooni leidmine, mis oli varustatud Nvidia Jetson Orin arvutiplaadi ja infrapunakaameraga, viitab sellele, et Venemaa katsetab visuaalpõhist navigeerimist või automatiseeritud sihtmärkide tuhastamist. Ukraina kätte saadud teised Yerinid on leitud koos Hiina messide modemitega, mis töötavad erinevatel sagedusaladel koos elektrooptiliste kaameratega. Ukraina spetsialistid ütlevad, et need võimaldavad madala viivitusega videoedastust ja aheljuhtimist, pakkudes sideühendust mitme drooni vahel. Need arengud viitavad sellele, et Yerin võib peagi areneda poolautonoomseks löögivahendiks masinatoega juhtimisega. Asja teeb veel hullemaks see, et viimastel kuudel on Venemaa kasutusele võtnud ka Yerin 3, mis on nende versioon raketimootoriga Iraani Shahad-238-st. 10-jalase tiivaulatusega, mis on 20% suurem kui Yerin 2, 82-tolline tiivaulatus ja stardimassiga 815 naela, suudab see saavutada kiiruseks 370 miili tunnis, mis on umbes 3 korda kiirem kui selle propelleriga eelkäijad. See vähendab Ukraina reageerimisaega ja muudab raskemaks nende tabamise kahuripõhiste süsteemide või helikopteritega, mis on osutunud tõhusaks ja kulutõhusaks propelleriga variantide vastu. Lisakiirus parandab ka läbistamisvõimet kokkupõrkel, maksimeerides lõhkepea hävitavat mõju. Nagu Yerin 2 on ka Yerin 3 oluliselt muudetud võrreldes oma Iraani baasversiooniga. Seda käitab Hiinas toodetud Telefly UT80 turboreaktiivmootor, mis on küll palju aeglasem, kuid ka palju odavam kui Shahad-238 Tšehhi mootor. Yerin 3L on ka tugevdatud kere, ümberkujundatud õhuvõtuavad ja 8 juhtpinnaajamit võrreldes Yerin 2.4-ga, mis peaks parandama stabiilsust, manööverdusvõimet ja rikete taluvust lennu ajal. Venemaa on samuti täiustanud oma Yerini taktikat, lennates 10 000 jala kõrgusel või kõrgemal ning seejärel sukeldudes sihtmärgile, jõudes vertikaalselt alla. Need taktikad tähendavad, et droonid lendavad õhutõrjetule laekohal ning on laskumise ajal palju raskemini jälgitavad ja allalastavad. Pea ees sukeldumisega saavutatud lisakiirus suurendab samuti löökide hävitavat jõudu. Nende droonide poolt Ukrainale põhjustatud probleemide ulatust ei saa üle hinnata. Jaanuarist novembrini 2025 lasti välja üle 38 000 Venemaa kaugmaa kamikaatse drooni ja peibutise, millest enamik olid Yerinid ja Kerad, kusjuures alates septembrist lasti välja üle 5000 drooni kuus. See moodustab peaaegu 2/3 kõigist kamikaatse droonirünnakutest alates 2022 aasta veebruarist, mis näitab nende kasutamise kiiret kasvu.
enamasti on Ukraina järjepidevalt teatanud kõrgetest tulemustest nende suhteliselt aeglaselt liikuvate tüütuste allatulistamisel. Ukraina sõjavägi teatab tavaliselt, et toob alla 80–97% neist. Kuid praeguste rünnakute sageduse juures tähendab see siiski, et kuni 1000 kerini tabab iga kuu edukalt sihtmärke alates sõjaväeobjektidest ja tsiviilinfrastruktuurist nagu elektrijaamad kuni korterelamuteni. Tõsiasi, et Ukrainas on praegu 20-tunnised elektrikatkestused ja ees ootab mõnede hinnangul must talv minimaalse elektri, soojuse või veega on nende rünnakute otsene tagajärg. Aga neil on ka psühholoogiline mõju. Lakkamatu stress kuulda droonide, õhuhäiresireenide ja õhutõrjeplahvatuste helisid taevas, varjendites varjumine, hirm tabamuse ees ning edukate rünnakute tagajärgedega toimetulek murrab aegamisi, kuid kindlalt räsitud elanikkonna moraali. Kuna Ukrainal on üha suurem puudus tippklassi õhutõrjesüsteemidest ja tõrjerakettidest, mida NATO partnerid saavad neile anda. Mitte vähe sellest, tulenevalt kui palju neist on Ukrainas juba ära kasutatud, on droonivastased vastumeetmed paratamatult mitmekesistunud. Ukraina on reageerinud droonirünnakute eskaleerumisele, luues ulatusliku umbes 900 mobiilse tulegrupi võrgustiku, mis jahivad Keran-tüüpi droone, maa- ja kopteripõhiste kuulipildujate, automaatkahurite ning kaasaskantavate õhutõrjeraketisüsteemidega nagu Man-Padid. Nendesse gruppidesse kuuluvad sõjaväelased ja rahvuskaardi liikmed, kes töötavad koos kohalike radarite, termiliste ja optiliste seiresüsteemide ning õhutõrje juhtimiskeskustega. Selline ülesehitus võimaldab jõudude paindlikku liikumist, kaitselünkade kiiret täitmist ning kiiret reageerimist Venemaa droonide lennutrajektooride muutustele üleöö. Ja nüüd lisavad nad sellele ka tõrjedroonid. Erinevalt droonitõrjesüsteemidest nagu kuulipildujad, mis tulistavad laiemale taevapiirkonnale lootuses tabada kerineid, on tõrjedroonid loodud konkreetsete sihtmärkide täpseks tabamiseks. Väga sarnaselt Patriot tõrjeraketile, kuid tundvalt väiksema hinnaga. Operaatorid saavad sihtmärgi asukoha vaatluspostidelt ja radaritelt, pärast mida saadetakse tõrjedroonid nende pihta teele. See strateegia vähendab vahemaa tõrjeni, suurendades seeläbi tabamiste arvu ja sunnib Venemaad sisuliselt võitlema Ukraina kaitsetingimustel. Mõnevõrra irooniliselt inspireeris tõrjedrooni kontseptsiooni venelased ise. Täpsemalt öeldes tekkisid need kui viis, kuidas tulla toime Venemaa kõrgelennuliste luuredroonidega rindel. Umbes 7000 meetri kõrgusel lendavad Venemaa kõrgelennulised droonid tiirlesid liiga kõrgel, et kuulipildujad või haavlipüssid suudaksid neid alla tuua. $100,000 suurused droonid avaldasid lahinguväljal tõsist mõju, tuvastades Ukraina positsioone ja nende vahelisi lünki ning suunates neile positsioonidele suurtüki- ja droonilööke või juhatades Vene vägesid nende vahelistest lünkadest läbi. Ukraina hakkas 2024 aastal oma FPV-droone modifitseerima, et neid kasutada püüduritena. Püüdurdroonide piloodid, kes kohandasid õhk-õhk lahingutaktikaid, said ekspertideks Vene luuredroonide allatulistamisel ning varsti teatasid nad sadade droonide allatulistamisest. Nii et kui Venemaa suurendas oma Geroni rünnakuid, oli lihtsalt vaja vahetada püüdurdroonide sihtmärke luuredroonidelt Geronitele. Kuid kuna Geronid kaaluvad üle 400 naela, on nad palju suuremad kui luuredroonid ning lendavad kõrgemal ja kiiremini kui algsed FPV püüdurid, oli vaja teha mõningaid disainimuudatusi. Ja kas need muudatused on olnud edukad? Kindlasti. 2025 aasta alguses ütles Aleksei Rogozin, TPU Nagatiini tegevdirektor. Skya väitis, et Ukraina püüdurdroonid olid Selge taeva algatuse raames Kiievi kaitsmiseks alla tulistanud üle 500 Geroni, kasutades radari ja visuaalsüsteemidega juhitavaid droone. Mõne kuu jooksul pärast käivitamist on süsteem tõkestanud üle 500 Geroni ründedrooni. Ta ütles ja lisas, tegelikult räägime me linnalisest droonivastasest kuplist, mis on rajatud väikeste püüdurdroonide, peamiselt FPV-droonide massilisele kasutamisele. Süsteem hõlmab sõidugi meeskondi, jälgimis- ja koordineerimiskeskust ning väljaõppekeskust. Sellest ajast alates on Ukraina püüdurdroonide kasutamine märkimisväärselt kasvanud ja nad on alles alustamas. 2025 aasta aprilliks teatas Darkstar, Ukraina kaitsetehnoloogia rühmituste koalitsioon, et vähemalt 5 püüdurite mudelit olid juba Shahede alla toonud. Seejärel teatas juulis Arsen Zumodilov, Ukraina kaitsehankeagentuuri direktor, et nad on sõlminud lepingud 10 000 püüdurdroonide hankimiseks.
10 000 püüdudroonid. See on see, mille jaoks meil on juba lepingud sõlmitud ja mille sõlmimist jätkame. Meie lepingute sõlmimine sõltub nüüd ühelt poolt tootja võimekusest ja teiselt poolt riigieelarve võimalustest. Ta ütles seda Ukraina väljaandele Babel, lisades, me sõlmime kindlasti lepingud kõige kohta, mida riigieelarve võimaldab. Loodi programm nimega Dronefall, mille eesmärk oli hävitada 5000 Vene drooni juhitavate FPV drooni abil ning hiljem liitus sellega ka fond Come Back Alive, mis on Ukraina suurim ühisrahastusorganisatsioon. Oktoobris ütles Droneforce'i projektijuht Taras Timochko, et programm teeb koostööd 12-15 tootjaga ning nende toetatud droonid on juba kinni püüdnud üle 3000 õhusõiduki. Timochko sõnun kulus peaaegu aasta, et ehitada odav püüdurdroon, mis suudab alla lasta Keran 2 droone, mis võivad lennata kuni 185 kilomeetrit tunnis. Kui nad selle valmis said, viidi need kiiresti lahinguväljale ning nüüd arenevad need disainid väga kiiresti edasi. Üks esimesi tõhusai püüdurdroone oli Sting, mille tootis Wild Hornet vabatahtlike grupp ja mis esitleti 2024 aasta lõpus. Grupp loodi 2023 aasta kevadel vastuseks Ukraina relvajõudude üleskutsele saada rohkem droone ning nüüd toodab see iga päev tuhandeid erinevaid FPV droone. Sting on FPV droon, mida käitavad 4 pöörlevat laba ning mis suudab saavutada üle 200 miili tunnis kiiruse ja umbes 10 000 jala kõrguse. See põhineb standardsel nelikopteril, millele on keskelt paigaldatud piklik kuplikujuline laeng ning laengu ülaosas asuv kaamera juhib drooni lennu ajal. Operaatorid juhivad droone, mis meenutavad käes hoitavat raketti ja on piisavalt väikesed, et mahtuda spordikotti kaugjuhtimise teel maapinnalt, kasutades VR-brille. Sting on mitte ainult palju väiksem kui Jerin, vaid ka oluliselt odavam toota. Arvatakse, et selle hind on umbes $1500, samal ajal või peibutusgerberad maksavad umbes $10,000 ning Keron 2D ja 3D võivad maksta $30,000 kuni $75,000. See tähendab, nagu Rogozin ütles, et Venemaal on nüüd kallim rünnata Jerinidega kui Ukrainal nende vastu kaitsta. Maxon Systems, ettevõte, mis teeb koostööd Ukraina valitsuse toetatud innovatsiooniprogrammiga Brave One, on veel üks ettevõte, mis toodab Ukrainale tõrjedroone. Ettevõte toodab poolautonoomseid tõrjedroone, mis kannavad tavalist 22 naelast laengut ja on varustatud kaameratega, mis sihivad sihtmärke kiirusega 186 miili tunnis. Kaasasutaja Oleksei Soltsov ütles oktoobris Business Insiderile. Pole selge, kuidas neid nimetatakse või kui palju need maksavad, kuid arvatakse, et enamik tõrjedroone maksab alla $100,000. Hiljuti teatas Ukraina ettevõte General Cherry, et nende Bulleti tõrjedroo on edukalt läbinud koodistamise ja saanud ametliku heakskiidu Ukraina relvajõududes kasutamiseks. See on teretulnud lõpp kõrgetasemelisele vaidlusele Wild Hornetsi ja General Cherry vahel pärast seda, kui esimene süüdistas teist nende disainide plagieerimises prototüüpide visuaalse sarnasuse tõttu. General Cherry väitis, et nad jagasid mitut varianti enam või 20 üksusele oma kuludega, võimaldades sõduritel süsteeme hinnata reaalses operatiivolukorras. Selle laiaulatusliku testimise põhjal valiti kodifitseerimiseks lõplik mudel, mis erineb märkimisväärselt sellest versioonist, mida süüdistati kopeerimises. Väidetavalt võib kuul saavutada kiiruse üle 190 miili tunnis, tabada sihtmärke enam kui 12 miili kauguselt ja töötada kuni 20 000 jala kõrgusel. See kasutab spetsiaalseid aerodünaamilisi lahendusi ja tarkvara, mis sisaldab lõppjuhendussüsteemi, võimaldades droonil oma trajektoori lõppfaasis Jerini sihtmärgi poole kohandada. Lisaks nendele ja teistele kodumaise tootmisega tõrjedroonidele on Ukrainas juba lahingutes kasutatud või testitakse mitmeid välismaiseid tõrjedroonisüsteeme ning nende arv näib lähitulevikus oluliselt kasvavat. See on osaliselt täiendav tõend partnerriikide pühendumusest Ukraina kaitsele ning osaliselt tingitud nende riikide murest omaenda droonitõrjesüsteemide pärast. Nagu on olnud näha viimaste kuude jooksul üle Euroopa toimunud droonide sissetungide puhul, puuduvad paljudel kohalikel võimudel odavad ja tõhusad lahendused nende allatoomiseks, eriti tihedalt asustatud linnapiirkondade kohal. Kerged, väga mobiilsed ja kulutõhusad tõrjedroonid on lihtsasti kättesaadav lahendus, mida saab hõlpsasti laiendada, eriti kuna suurem osa testimisest ja täiustamisest on toimunud Ukrainas.
Tegelikult võivad esimesed välismaise tõrjedroonid olla kasutusele võetud isegi enne, kui Venemaa hakkas kasutama imporditud Iraani Shahed droone. USA ettevõte Fortem Technology on vaikselt tarninud oma droonipüüdja tõrjedroone Ukrainasse alates 2022 aastast. 2024 aasta detsembris ütles Fortemi tegevjuht John Gruen väljaandele Overt Defense, et nende tõrjedroonid, mis tulistavad võrke droonide püüdmiseks, selle asemel et plahvatada, on olnud edukad nii Shahedide kui ka paljude teiste erineva suurusega Vene droonide vastu. Ettevõte plaanis eelmise aasta lõpuks Ukrainasse paigaldada 400 süsteemi. Kuigi pole selge, kas see eesmärk saavutati või kas Fortem kuulub nende 12-15 tootja hulka, kes praegu tarnivad tõrjedroone Ukraina sõjaväele. Samuti teatas Brave One eelmise aasta detsembris edukatest katsetustest, kus kasutati Saksa tootja Titan Technologiesi poolt välja töötatud täiustatud tõrjedrooni. See droon on spetsiaalselt loodud Shahed tüüpi droonide ja Vene luure UAV-de tõrjumiseks ning väidetavalt suudab see saavutada kiiruseks kuni 186 miili tunnis ning lennata peaaegu 12,5 miili kaugusele. Väidetavalt plaanib Titan täiustada drooni automaatse sihtimissüsteemiga, mida juhib masinnägemise tehnoloogia, suurendades sellega veelgi selle täpsust ja tõhusust. Lisaks neile teadaolevatele rakendustele ja testidele on Ukrainal koos Euroopa partneritega käimas 2 suurt projekti, mis kahtlemata annavad tugeva tõuke nende tõrjedroonide tootmisprogrammidele. Septembris teatasid Ühendkuningriigi ametnikud ühisprojektist Ukrainaga, mille eesmärk on arendada välja Octopus, uus, täiustatud ja odav tõrjedroon. Droonid, mida hakatakse tootma Ühendkuningriigis, on disainitud Ukrainas Ühendkuningriigi teadlaste ja tehnikute toel ning neid on väidetavalt juba lahingus testitud Venemaa Geraanide vastu, kus need osutusid väga tõhusaks. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer nimetas uut partnerlust märgilise tähtsusega hetkeks, mis ühendab Briti ja Ukraina leidlikkuse, et tuua tipptasemel kaitsedroonide tehnoloogia võitlusse Venemaa agressiooni vastu. Kuigi konkreetset Ühendkuningriigi tootjat ei nimetatud, siis nädal enne Octopuse teadet Ukraina suurim droonitootja Ukra Spec Systems teatas plaanist investeerida umbes $271 miljonit 2 uue droonitootmistehase rajamisse Ühendkuningriigis. See plaan loob sadu kohalikke töökohti. Ühendkuningriik teatas samal ajal, et rahastab tuhandete Ühendkuningriigis valmistatud kaugmaa ründedroonide tarnimist, et täiendada Ukraina arsenali, mida kasutatakse energia, sõjalise ja muu taristu ründamiseks sügaval Venemaa territooriumil. See kombinatsioon, tõrjedroonid ja kaugmaa ründedroonid, on sama tulemus, mida on kavas saavutada ka teise suure Hollandi ja Ukraina vahelise ühisdrooni tootmise projektiga, mis kuulutati välja oktoobris. 200 miljoni euro suurune leping, mille väärtus on umbes $215 miljonit, näeb ette droonide tootmist VDL-i tehases Bornis, Hollandis, kus esimesed tootmisliinid peaksid käivituma juba mõne kuu jooksul. Nagu mainitud, keskendub see partnerlus 2 olulisele droonitüübile, kaugmaa süvaründedroonidele, mis on võimelised tabama sihtmärke kaugel vaenlase tagalas ning tõrjedroonidele, mis on mõeldud saabuvate Vene ründedroonide hävitamiseks. Tuutmain Hollandis pakub mõlemale riigile strateegilisi eeliseid. Ukraina jaoks on tootmisrajatised kaitstud Vene Geranide ja raketirünnakute eest, mis on korduvalt sihtinud Ukraina kaitsetööstuse tehaseid. Samal ajal saavad Hollandi tootjad juurdepääsu droonide disainidele, mis on end tõestanud maailma kõige intensiivsemas droonisõjas, nagu ka Ühendkuningriik, tänu projektile Octopus. Mõni kuu varem, juulis, teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski ambitsioonikast eesmärgist toota ja kasutusele võtta 500–1000 tõrjedrooni päevas. 2025 aasta lõpuks pole selge, kui lähedal või kaugel see eesmärk on või kuidas need uued ühised tootmiskokkulepped olukorda muudavad. Samuti pole täpselt selge, kui tõhusad olemasolevad tõrjedroonid tegelikult on. Väiteid suure tõhususe kohta on palju rohkem, kui neid kinnitavad videomaterjali. Arvestades, et enamikul tõrjedroonidel näib olevat sarnased kaamerasüsteemid nagu Ukraina eesliinil kasutatavatel FPV-droonidel, peaks edukate tabamuste videomaterjali hankimine olema sama lihtne. Mõned analüütikud ja droonide arendajad on pakkunud, et põhjuseks on salastatus. Ei taheta Vene vaatlejatele avaldada, kuidas tõrjedroonid töötavad ja kust neid välja lastakse. Või siis nende tõhusust on ülehinnatud, kuna nende arendamisse suunatakse $100 miljoneid. See poleks kindlasti selle sõja jooksul esimene kord.
Igal juhul, kuigi tõrjedroonidel on kindlasti potentsiaali Jerini võrran pea peale pöörata nii sõjaliselt kui ka majanduslikult, tuleb enne otsustava muutuse saavutamist ületada mitmeid takistusi. Nende seas on kõige olulisem Tšerin 3 ületamine, mis lendab peaaegu 3 korda kiiremini kui tema eelkäijad ja 2 korda kiiremini kui kõik tõrjedroonid, millest oleme rääkinud. Reaktiivmootoriga droonil on ka segamistõrje satelliitnavigatsioon, mis kasutab 12-elemendilist adaptiivset antennivõret, muutes selle immuunseks elektroonilise sõjapidamise taktikate suhtes, mis töötavad aeglasemate šahaadide vastu. Samas on Ukraina allikad juba hakanud jagama pilte sellest, mida nad väidavad olevat tõrjedroonide poolt alla lastud Jerin 3D. Nagu enamiku arenenud relvastuse puhul, on ka siin üheks oluliseks küsimuseks väljaõppe. Tomočko sõnul ulatuvad tabamismäärad mõnede tõrjedroonide puhul 30%-ni, kuid parimate süsteemide ja pilootide korral võivad need olla isegi 80 või 90%. Kui droon ei ole automatiseeritud, on kõige olulisem piloodi oskused, ütles ta ja lisas. Kui piloodid on hästi välja õpetatud ja neil on palju kogemusi droonide tõrjumisel, saavutavad nad tulemuse 9 juhul 10. Probleemi muudab veelgi keerulisemaks see, et ainult parimad droonipiloodid suudavad tõrjeoperatsioone selgeks saada. Instruktor, kelle koodnimi on Jeti ja kes esimesena pakkus välja tõrjedrooni kontseptsiooni, ütles oktoobris, et tema droonivõitlusklubi Cool oli koolitanud umbes 5200 õpilast, kuid ainult mõned kümned olid sooritanud tõrjeeksamid, mille läbimise protsent on vaid 30%. Siiski, hoolimata väljakutsetest muudavad tõrjedroonide kulutõhusus ja suur tootmismaht need praegu nii Ukrainale kui ka NATOle iseenesestmõistetavaks valikuks. Kui Ukraina tõepoolest saavutab nende droonidega 80% Jerini tõrjemäära, nagu mõned on väitnud, võivad Ukraina inimesed öösel rahulikumalt magada. Ja kui $30,000 Tšeronid suudavad Patriot-raketid nende vastu kasutusest välja tõrjuda, siis $2500 tõrjedroonid suudavad sama teha Tšeronide vastu kõigis NATO liikmesriikides. Pole kahtlust, et sõja edenedes jätkab Venemaa oma keraanide täiustamist, et võidelda Ukraina tõrjedroonidega ning Ukraina tõrjedroonide süsteemi uuendatakse vastavalt. Kui rääkida Ukraina mehitamata õhusõidukitest ehk droonidest, siis suurem osa tähelepanust on esimese isiku vaatega FPV droonidel, mis lendavad otse sihtmärkidesse ja plahvatavad. Need kamikaze droonid on domineerinud uudistes ja mänginud olulist rolli mõnedes Ukraina suurimates lahinguvõitudes viimaste aastate jooksul. Aga Kiievil on arsenalis veel üks palju surmavam relv – raske pommitajadrooni. Rasked pommitajadroonid, millel on mitmeid eeliseid võrreldes kamikaze droonidega, kasvavad nii arvult kui ka mõjult. Ukraina toodab neid kümnete tuhandete kaupa ja saadab neid laialdaselt rindele, et hävitada Vene rünnakumeeskondi ja kõiki teisi vaenlase sihtmärke nende teel. Võimsad, taaskasutatavad ja erakordselt tõhusad. Miski ei suuda peatada neid halastamatuid droone, mis sajavad ülalt tuld alla. Ja maailm sai omal nahal näha, milleks Ukraina pommitajadroonid võimelised on. Draamatilises videos, mis postitati 42 mehaniseeritud brigaadi ametlikule Telegrami kontole, see brigaad oli ülesandeks saanud kaitsta Novopavlivka küla ümbrust Dnipropetrovski oblastis. Video on montaaž, mis koosneb arvukatest lõikudest, kus rasked pommitajad on tegevuses. Iga lõik on jäädvustatud drooni vaatenurgast, kui see hõljub sihtmärgi kohal, võttes sisse ideaalse positsiooni enne oma laengu vabastamist, jättes endast maha vaid surma ja hävingu. Ühes lõigus teise järel nägime nende masinate hämmastavat tapmisvõimet. Varustatud öö- ja termokaameratega ei ole neil mingit raskust märgata vaenlase sõdureid, kes peidavad end puuderidades, põõsastes või kõrges rohus. Kuna pole kuhugi joosta ega kuhugi peituda, võetakse venelased kergesti maha nagu kalad tünnis. Nende elud lõppevad kiiresti ja ootamatult, kui nende ümber plahvatavad langevad pommid, raketid ja granaadid. Aga Ukraina jättis kõige hämmastavama osa viimaseks. Kui enamikus klippides jälitavad pommitajadroonid ja kõrvaldavad üksikuid Vene sõdureid või paare, siis montaaži lõpus hõljub droon palju suurema, umbes 20-30 sõdurist koosneva rühma kohal, kui nad väljuvad väikesest sõidukikolonnist. Oma elu eest põgenedes jooksevad sõdurid ringi otsides varju, kuid Ukraina operaator ei kõhkle hetkekski. Visates kiiresti järjestikku paar pommi, kõrvaldab ta silmapilkselt mitu Vene sõdurit, enne kui video lõpeb. 42 brigaad kirjutas video pealkirjaks "Öised pommitajameeskonnad lähevad jahti pidama ja muudavad vaenlase jalaväe hakklihaks".
ja see võtab väga lühidalt kokku, mis täpselt juhtus. Iga klipp näitab, kui laastav mõju neil droonidel võib olla ja erinevalt FPV droonide videotest, mis lõpevad kohe, kui droon sihtmärgiga kokku põrkab ja plahvatab, võimaldavad need videod meil näha iga löögi tagajärgi. Need annavad külma ja kõneka tõendi selle kohta, kui palju kahju tehti ja kui palju vaenlasi hävitati. Need klipid teevad ka lihtsaks mõista, miks Vene sõdurid neid droone nii väga kardavad, et nad panid neile hüüdnimeks ühe oma kõige hirmutavama folklooritegelase järgi, Baba Yaga. Slaavi mütoloogias on Baba Yaga kuri nõid, kes elab metsas kummalises hurtsikus, millel on kanajalad, mis võimaldavad sellel ringi liikuda. Pärast pimedat lendab ta ringi hiiglaslikus uhmis, käes sama suur nui ning paljudes lugudes püüab ja sööb ta lapsi. Ukraina Baba Yaga droonid ei sihi küll lapsi, kuid nad tegutsevad öösiti ning neil on peaaegu üleloomulikud võimed oma sihtmärkide jälitamisel ja hävitamisel. Need on samuti erineva kuju ja suurusega ning neid toodavad mitmed erinevad ettevõtted, ametlike nimedega nagu Vampire, R18 Nemesis ja Kazan, kuid kõik kuuluvad Baba Yaga kategooriasse, vähemalt Vene sõdurite arvates. Tavaliselt on neil vähemalt 6 suurt rootorit, mis võimaldavad neil lennata, liikuda suurel kiirusel ja vedada suhteliselt raskeid koormaid. Need pommitajadroonid suudavad sageli läbida kuni 12 miili ehk 20 kilomeetrit maastikku, kandes umbes 33 naela ehk 15 kilogrammi laskemoona. Need laskemoonad võivad hõlmata kõike, alates ümbertehtud tankitõrjemiinidest kuni granaatide, kumulatiivlaengute ja isegi miinipilduja miinideni, mida kõiki saab ülalt vaenlase sihtmärkidele üllatava täpsusega alla visata. Näiteks R18 suudab tabada ühte kindlat ruutmeetrit maapinnal peaaegu 1000 jala ehk 300 meetri kõrguselt. See täpsus on üks peamisi põhjuseid, miks Ukraina pommitajad droonid on oma töös nii uskumatult tõhusad ja efektiivsed. Need on väga töökindlad ja suudavad enamasti oma sihtmärke täpselt tabada. See tähendab rohkem edukaid missioone, vähem raisatud ressursse ja suuremaid vaenlase kaotusi iga kord, kui need droonid õhku tõusevad. Ja kui me vaatame nende droonide valmistamise ja hooldamisega seotud kulusid, muutuvad need veelgi muljetavaldavamaks. Skyfall, üks suurimaid nimesid Ukraina pommitajate droonide sektoris, toodab igal aastal tohutul hulgal neid droone, mille ühiku hind on umbes $8500. See on märkimisväärselt rohkem kui FPV droon. Tegelikult võib Skyfalli pommitajadroon maksta umbes 16 korda rohkem kui Kamikaze mudel. Kuid kui vaadata pikaajalist väärtust, on pommitaja tegelikult neist kahest kuluefektiivsem. Siin on põhjus. FPV droon on ühekordseks kasutamiseks mõeldud seade. See tõuseb maast õhku kindla eesmärgiga, mitte kunagi tagasi tulla. See lendab oma sihtmärgi poole ja kui kõik läheb õigesti, põrkub sellega kokku, põhjustades ühe plahvatuse. Pommitajadrooni puhul on aga tegemist seadmega, mis on loodud mitte ainult õhku tõusma ja sihtmärke tabama, vaid ka võimalusel baasi tagasi pöörduma, maanduma, laadima, uuesti relvastuma ja kõike seda uuesti tegema. Veelgi enam, üks selline droon suudab korraga kanda kuni 4 laskemoona. Kui FPV droon põhjustab vaenlasele 1 granaadi jagu kahju, siis pommitaja suudab ühe lennu jooksul tekitada 4 plahvatust ning tal on võimalus enne vaenlase poolt allatulistamist sooritada mitu missiooni. Muidugi ei jää kõik pommitajadroonid nii kauaks ellu. Mõned venelased avastavad ja hävitavad need enne, kui need jõuavad märkimisväärset kahju tekitada. Kuid paljud suudavad vähemalt kogu oma lasti ära visata enne kui hävitatakse. Tänu sellele on need droonid palju kuluefektiivsemad kui FPV droonid. Tõepoolest, Aerorozvidka, üks Ukraina suurimaid pommitajadroonide tootjaid, märgib, et nende R18 oktokopter pakub kogu Ukraina arsenali parimaid hinna ja väärtuse suhteid. Me arvutasime välja, et iga R18 drooni tootmisse investeeritud $1 põhjustab vaenlasele $1000 väärtuses kahju. Kui droon tabab sellist varustust nagu tank, tasub see end ühe lennuga ära. Lõppude lõpuks maksab hävitatud varustus miljoneid, kuid varustus, millega meie töötame, maksab 10 või 100 000. Ja see pole veel kõik. Veel üks suur eelis sellistel droonidel on nende võime jääda vaenlaste kohale paigale hõljuma isegi pärast rünnakut. See on hindamatu väärtusega, kui on vaja koguda luureandmeid tulevaste otsuste tegemiseks. Kui töötad FPV droonidega, näeb meeskond ainult seda, mida droon näeb, kuni tabamuse hetkeni. Niipea kui droon põrkub sihtmärgiga, katkeb videopilt ja isegi suure kindlustunde korral ei saa operaatorid alati täiesti kindlad olla, et nende rünnakud olid edukad.
Mõnikord peavad nad saatma üles täiendavaid luuredroone lihtsalt selleks, et ala üle vaadata ja näha, kui palju kahju tegelikult tehti, mis nõuab rohkem aega, vaeva ja ressursse. Teravas kontrastis saavad pommitajadroonid oma pomme alla lasta ja jääda positsioonile, jätkates otse videopildi edastamist pilootidele, näidates, kuidas laskemoon langeb maapinna poole ning võimaldades neil jälgida tabamust ja hinnata tekitatud kahju ulatust. Omaenda lahingukahjude hindamisega muudavad pommitajadroonid meeskondadel järgmiste sammude planeerimise palju lihtsamaks, võimaldades näiteks otsustada, kas on vaja saata veel droone või mitte. See omakorda võimaldab ressursside tõhusamat kasutamist ning toob lahinguväljal kaasa rohkem õnnestumisi ja vähem läbikukkumisi. Viimane suur Baba Yaga droonide eelis, mida tasub esile tõsta, on nende erakordne võime jahtida öösel. Odavamaid ja lihtsamaid FPV droone ei saa alati varustada tippklassi kaameratehnoloogiaga, mistõttu tuleb neid sageli kasutada päevasel ajal, kusjuures piloodid peavad oma droonide juhtimiseks ja sihtmärkide leidmiseks tuginema tavalisele videopildile. Kuna pommitajadrooni arendusse pannakse rohkem raha ja aega ning need on mõeldud kestma palju kauem kui FPV-droonid, neid varustatakse sageli mitmesuguste termiliste ja optiliste kaameratega, mis võimaldavad neil sõna otseses mõttes näha pimedas ja tuvastada vaenlase sihtmärke isegi siis, kui need kannavad maskeeringut või varjavad end taimestiku sees. 42. mehhaniseeritud brigaadi jagatud video näitab, kui oluline see on, sest droonid leiavad regulaarselt üles maas lamavad Vene sõdurid, kes arvavad, et on peidus ja turvaliselt, teadmata, et nende elu viimased sekundid tiksumas kiiresti. Venemaa jaoks teeb olukorra veelgi hullemaks ja Ukraina jaoks paremaks see, et need droonid muutuvad järjest surmavamaks. Enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, vaatad sa saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Ukraina ei raisanud aega oma raskepommitajate droonide laevastiku arendamisega. Peaaegu kohe pärast seda, kui Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi 2022 aasta veebruaris, hakkasid Ukraina kaitsetööstusettevõtted uurima, kuidas nad saaksid kohandada põllumajanduslikke ja raskeid drooniplatvorme sõjaliseks kasutuseks. Varsti tulid esimesed pommitajad arendusest välja. Näiteks tootis Skyfall drooni nimega Vampire, 6 rootoriga raske pommitaja, mis läks ametlikult kasutusse 2023 aastal. Peagi järgnesid teised ettevõtted ja pommitajadroone, pakkudes Ukraina relvajõududele üha hävitavamat ja mitmekesisamat mehitamata õhusõidukite arsenali, mille hulvast valida. Need droonid pandi peagi tööle, täites oma esimesi missioone sellistes kohtades nagu Donetsk ja Harkiv. Öövarjus tõusid nad taevasse, kasutades oma öö- ja termokaameraid, et otsida üles vaenlase sõdurid ning seejärel need halastamatu tõhususega kõrvaldada. Külmad, kalkuleerivad tapjad. Need ületamatud kiskjad teenisid peagi venelaste seas hirmuäratava maine, sest nüüd ei pidanud nad enam muretsema ainult vaenlase FPV-droonide pärast, mis otse nende punkrite ja sõidukite poole kihutasid, vaid seisid silmitsi ka uue ja veelgi hirmutavama ohuga, sumisevate elukatega, mis võisid pomme otse nende peadele sadada. Aastate möödudes ja tehnoloogia arenedes, Ukraina hakkas oma pommitajadroone kasutama ka päevasel ajal, kusjuures mõned Vene üksused teatasid kuni 30 Baba Yaga drooni parvedest, mis patrullisid taevas, otsides ümbrusest märke vaenlase elust. Igaüks neist varustatud piisava tulejõuga, et hävitada terve rünnakumeeskond vaid mõne sekundiga. Nüüd hõljuvad ja jahtivad need droonid ööpäevaringselt kogu vaidlusaluse rindejoone ulatuses, oodates vaid hetke, et märgata vaenlase liikumist. Nende kohalolek ei külva mitte ainult hirmu Vene sõdurite südamesse, vaid muudab ka nende nõrgad katsed Ukraina positsioone rünnata veelgi ebatõenäolisemaks. Tõepoolest, Venemaa lihaveski strateegia, kus tuhanded sõdurid lihtsalt visatakse Ukraina kaitseliinile, lootuses, et mõned neist lõpuks murravad läbi, muutub nüüd raiskavamaks kui kunagi varem ja selles on oma osa ka pommitajadroonidel. Veelgi enam, Kremlil on väga vähe võimalusi selle hirmuäratava uue ohuga toime tulla, sest isegi kui nad leiavad mingi lahenduse, suudab Ukraina selle alati kuidagi tühistada. Näiteks, varajases etapis ei olnud Ukrainal tingimata ressursse ega eelarvet, et neid droone massiliselt toota, nii et Vene sõdurid suutsid leida turvalisemaid ja vähem kaitstud teid vaenlase tagalasse. Nüüd suudab üks Ukraina ettevõte, Skyfall, toota 100 000 pommitajat aastas. Teised ettevõtted toodavad samuti 10 000 droone, andes Ukrainale pideva ja stabiilse lõhkejõuvaru, mida saab kasutada Vene vägede vastu. Veelgi enam, need ettevõtted otsivad pidevalt võimalusi oma disainide täiustamiseks, et olla ühe sammu võrra ees kõigist vastumeetmetest, mida Kreml võiks välja mõelda.
Kui venelased hakkasid kasutama elektroonilise sõjapidamise EVV tehnoloogiat, et segada GPS-juhtimisega pommitajadroone, lisas Skyfall droonidele segamatud inerts- ja maastikuga sobituvad navigatsioonisüsteemid, muutes nende droonid tõhusalt täielikult EV-rünnakute suhtes immuunseks. Samamoodi, kui Vene väed hakkasid kasutama omaenda kompaktseid õhk-õhk FPV-droone pommitajate hävitamiseks, varustas Skyfall oma seadmed uue kaitsevilbuga. Tänu sellele, kui mõni vaenlase püüdurdroon liiga lähedale jõuab, käivitub välk. See pimestab vaenlase drooni kaamera, sundides selle operaatorid pimesi lendama ning suurendades tõenäosust, et nad eksivad sihtmärgist ja saadavad oma drooni hoopis maapinnale kukkuma. See töötab isegi öösel, kuna mõned Ukraina pommitajad on varustatud spetsiaalsete infrapunaprojektoritega, mis suudavad neutraliseerida kõik infrapunakaamerad, mida venelased võivad kasutada nende tuvastamiseks ja püüdmiseks öiste operatsioonide ajal. Ja täiustused sellega ei piirdu. Mõned pommitajate variandid on nüüd varustatud Starlinki sidetehnoloogiaga, et suurendada nende tegevusulatust veelgi rohkem kui varem. See tuleb küll väiksema lasti arvelt, kuid see tähendab, et Ukraina saab peagi hakata ründama sihtmärke sügavamal Venemaa territooriumil, avades uusi võimalusi laastavateks rünnakuteks. Kõige selle tähtsust ei saa üle hinnata. Sõja edenedes on droonid muutunud mõlemal poolel üha olulisemaks. Vene sõjavägi on investeerinud palju autonoomsetesse kaugmaa tiirlevatesse laskemoonadroonidesse, ostes Iraanist Shahi-droone ja rajades oma territooriumile uusi droonitootmisettevõtteid, et toota iga kuu tuhandeid seadmeid. Venemaa kasutab neid droone regulaarselt massilisteks rünnakuteks Ukraina territooriumil, sihtides linnu, asulaid ja sageli tsiviilinfrastruktuuri, nagu haiglad, elektrijaamad ja transpordisülmed. Ka vaidlusalustel rindealadel vahetavad Venemaa ja Ukraina regulaarselt FPV-rünnakuid, kusjuures mõlemad pooled on selles sõjapidamise aspektis peaaegu võrdselt tasemel. Tegelikult on mõnes piirkonnas Venemaa FPV-d isegi arvukamad ja hävitavamad kui Ukraina omad. Õnneks on pommitajadroonide osas Ukrainal oma vaenlase ees tohutu eelis. Tegelikult on ta selles vallas valgusaastate võrra ees. Venemaa on pühendanud peaaegu kogu oma aja ja ressursid kamikaadse droonidele, kuid Ukraina on julgenud mitmekesistada ning lõikab nüüd selle vilju. Nüüd on Ukrainal ühed maailma tugevamatest, surmavaimatest ja raskemini hävitatavatest droonidest ning neid kasutatakse väga edukalt. On kümneid teateid edukatest rünnakutest mitte ainult vaenlase vägede, vaid ka väärtuslikumate sihtmärkide vastu. Näiteks 2026 aasta veebruari lõpus teatasid Ukraina sõjaväepolitseiteenistuse piloodid edukast rünnakust Vene S-300 õhutõrje raketisüsteemi vastu, samuti Black Eye elektroonilise sõjapidamise üksuse vastu. Jäiga tiivalise pommitajadrooni meeskond leidis üles ja ründas S-300 süsteemi, mis on üks kalleimaid õhutõrjevahendeid, mida Vene väed praegu kasutavad. Üksik S-300 rakett maksab umbes $2 miljonit ja kogu kompleks on hinnanguliselt väärt umbes $100 miljonit. Viimastel kuudel on samuti ilmunud teateid ja videoid, kus Ukraina pommitajad ründavad Vene punkriliine Harkivis ning jalaväeautosid Konstantinuka lähedal. Videotõendid näitavad samuti, kuidas nad hävitavad tanki, mida venelased olid üritavad varjata, lasevad õhku kindlustatud hooneid ja kahjustavad kallist sõjatehnikat Kurskis. Ja kui nad ei hävita neid suuremaid sihtmärke, siis pommitajad kas haavavad, tapavad või sunnivad Vene sõdureid isegi valget lippu lehvitama, et meeleheitlikult ellu jääda. Asjal, mil Kremlini komandöörid toetuvad üha enam jalaväerünnakutele, et saavutada edu rindel võtmekohtades, on pommitajad Ukraina kaitsearsenali ühed kõige olulisemad elemendid. Ilma soomuseta või peaaegu üldse kaitseta on need Vene sõdurid täiesti kaitsetud ja täielikult Ukraina droonioperaatorite meelevallas, kes saavad lihtsalt oma droonid nende kohale lennutada ja laastava laengu alla lasta. See põhjustab Kremlile palju kaotusi, millega tuleb toime tulla. Ja kuigi Venemaa on varem suutnud oma kaotusi kompenseerida uute sõdurite värbamisega, on see kõik hakanud muutuma. Viimased andmed näitavad, et Venemaa kaotab lõpuks rohkem sõdureid, kui suudab juurde värvata. Ukraina enda ülemjuhataja kindral Oleksandr Sõrskõi teatas, et Kreml kaotas 2025. aastal umbes 12 000 sõdurit rohkem, kui suutis värvata, ja tema sõnul lähevad need kaotused ainult hullemaks. Kiievi väed on oma territooriume kaitstes pidevalt põhjustanud vähemalt 1000 kaotust päevas. See teeb keskmiselt umbes 30 000 kaotust kuus ja Ukraina soovib seda arvu veelgi suurendada, seades endale eesmärgiks umbes 50 000 Vene kaotust kuus. Kui Ukraina suudab sellele eesmärgile isegi lähedale jõuda, seab see Venemaa ohtlikku olukorda.
kuna üha vähem töövõimelisi venelasi on valmis liituma Vladimir Putini enesetapjaliku erioperatsiooniga, näeb Kreml, kuidas tema armee iga mööduva nädalaga kahaneb ja nõrgeneb. See tähendab vähem vägesid rindel, väiksemaid üksusi, vähem mõjusaid rünnakuid ja isegi lihtsamat tööd Ukraina pommitajadroonide meeskondadele, kes saavad raskustes Vene sõdureid hõlpsasti ükshaaval kõrvaldada. Pikas perspektiivis ei aita need droonid Ukrainal mitte ainult oma territooriumi kaitsta, vaid ka tagasi vallutada seda, mis on kaotatud. Me näeme selle märke juba Krimmis, kus Ukraina väed astuvad oma esimese suure sammu piirkonna täieliku vabastamise suunas, mis on olnud Vene kontrolli all üle 10 aasta. Venemaa on Starlinkist ära lõigatud ja Ukrainal on nüüd lahinguväljal eelis. Ukraina kasutab seda eelist. Vasturünnakud on käimas ja Ukraina võtab territooriumi tagasi. Kuid see ei ole Ukraina tegelik strateegia. See, mida me praegu näeme, on muutus Ukraina taktikates. See paneb 715 000 venelast maksma selle eest, mida nad riigis on teinud. Asi pole ainult territooriumi tagasivõtmises. See seisneb kaitse tugevdamises nii kaugele, et Venemaa kaotab veel 10 000 sõdureid, püüdes Ukrainat murda. Praegu korraldab Ukraina vasturünnakuid Vene vägede vastu mitmes piirkonnas. Nende hulka kuuluvad naaberoblastid Zaporižja ja Dnipropetrovsk. Mõlemad asuvad Ukraina kaguosas. Kogenematu vaataja jaoks näib see olevat ilmne katse Ukraina poolt tagasi võtta osa sellest, mida Venemaa 2025 ündal aastal saavutas ja potentsiaalselt valmistuda suuremaks vastupealetungiks, mis võiks tungida sügavamale kaguossa. Võib-olla läbimurre Vene kaitseliinidest, mis võiks viia suure osa Ukraina vabastamiseni, mida Venemaa on suure osa sõjast ebaseaduslikult okupeerinud. Lõppude lõpuks on Venemaa kaotanud juurdepääsu Starlinkile. Nüüd on Ukrainal ideaalne aeg vasturünnakuks ja seda Ukraina ka teeb. Kuid mitte nendel põhjustel, mida te ehk arvate. Selgitame mõne minuti pärast, mis on Ukraina tegelik eesmärk. Enne seda kerime ajas tagasi jaanuari lõppu ja vaatame üht Vene rünnakut, mis on toonud lahinguväljal kaasa tohutu muutuse. 27. jaanuaril teatas The Guardian, et Vene ründedroonid tabasid reisirongi Kirde Ukrainas. See polnud rünnak sõjalise sihtmärgi vastu, vaid terrorirünnak, mille tagajärjel hukkus Harkivi piirkonnas 5 inimest. Igas riigis peetaks droonirünnakut tsiviilrongile täpselt samamoodi puhtalt terrorismiks. Selles pole ega saa olla mingit sõjalist eesmärki, raevutses Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi õigustatult pärast rünnakut. Maailm pani tähele Venemaa viimast julmust ja üks mees otsustas, et on lõpuks aeg tegutseda. Pärast Venemaa jõhkrat rünnakut Ukraina tsiviilisikute vastu andis Elon Musk SpaceXile korralduse sulgeda Venemaa ligipääs Starlinki satelliitidele, mida Putini väed olid tõenäoliselt kasutanud rongi ründamiseks. Tundub, et Ukraina Starlinki terminalid lisati lubatud nimekirja, tagades, et neid saab kasutada tavapäraselt. Venemaa omad seevastu, kas lisati musta nimekirja või märgistatakse nüüd ebaseaduslike terminalidena, kui Venemaa üritab neid kasutada. See üksainus samm põhjustas Venemaa ridades kaose. Nagu David Hambling, kes kirjutas Forbesile 6. veebruaril, selgitab, on mõju venelastele olnud katastroofiline. Mõned üksused on teatanud 90% internetiühenduse kaotusest. Väidetavalt on olnud hulgaliselt omatulejuhtumeid, kuna venelased ei suuda vahet teha oma ja vaenlase vahel. Vene vägede juhtimine ja kontroll on paljudes Ukraina piirkondades seiskunud, kuna Starlinki terminalid, millele väed varem tuginesid, on muutunud kasutuks. Vene sõdurid tulistavad üksteist, eksivad Ukraina metsikusse loodusesse ja ausalt öeldes lagunevad rindel laiali. Starlinki sulgemine lõi aluse sellele, mida Ukraina praegu teeb. Nagu United24 meedia teatas, 11. veebruaril on Starlinki katkestus jätnud Venemaa väed Ukraina vasturünnakutele haavatavaks. Kõik alternatiivid, mida Venemaa üritab kasutusele võtta, on poolikud ega ole kaugeltki piisavalt tõhusad, et Starlinki kaotust kompenseerida. Isegi Vene sõjablogijad väidavad, et Starlinki ligipääsu kaotamine on õõnestanud Venemaa rindejoone positsioone, muutes sidepidamise ja lahinguvälja juhtimise peaaegu võimatuks. Ukraina kasutab seda ära, surudes edasi mõnedele kõige haavatavamatele Vene positsioonidele, kirjutab David X 11. veebruari artiklis Euromaidan pressile. Ukraina on koondanud, nagu X seda nimetab, võimsa Ukraina ründevägede koondise. Neid sõdureid toetavad mehhaniseeritud vahendid, sealhulgas USA's toodetud tankid ja jalaväe lahingumasinad, mida Ukraina kasutab koos Rootsi soomustransportööridega. Selle soomustehnika toel liiguvad Ukraina ründeväed läbi mõnede riigi kaguosas asuvate okupeeritud alade. Eriti keskenduvad Ukraina ründejõud Dnipropetrovski ja Zaporižja piirkondadele jäävale ei kellegi maale. Nende eesmärk on kõrvaldada vähesed Vene sissetungijad, kes on suutnud nendesse piirkondadesse tungida, muutes sõjas tekkinud hallid tsoonid aladeks, mida Ukraina täielikult kontrollib. Jääge meiega, sest uurime neid eesmärke veidi põhjalikumalt hiljem.
oleme juba näinud, et Ukraina on viimase nädala jooksul Zaporižjas märkimisväärseid edusamme teinud. 11. veebruaril teatas Ukraina uus hääl, et Ukraina vägedel õnnestus puhastada Vene sissetungijatest Kosipseva küla, mis asub Zaporižja oblastis. Väljaanne teatas, et piirkonnas otsingu- ja rünnakoperatsioone läbi viinud sõdurid olid edukad ning asula on nüüd Ukraina kontrolli all. See oli mitmepäevase kampaania kulminatsioon, mille tulemusel on Ukraina taas vallutanud mitu küla Zaporižja piirkonnas, sealhulgas Ternovarta ja Pridorožni asulad. Kõik need külad vabastati ajavahemikus 8. kuni 11. veebruarini, mis näitab taas, kui kahjulik on Starlinki kaotus olnud Venemaa vägedele. Ilma võimaluseta suhelda oma juhtimiskeskustega on Vene sõdurid, keda juba saadetakse Ukraina droonidega loodud tapatsoonidesse, nüüd eksinud ja isoleeritud. Neil pole kuhugi minna ega mingit võimalust teada, kas abiväed on tulemas. Ilmselgelt paanikas olles saavad kõik sissetungijad ainult varjuda ja loota, et nende kaaslased jõuavad enne, kui Ukraina nad leiab. Ukraina on kasutanud Starlinki võimalust, et osa oma kagupoolsest territooriumist tagasi vallutada ning saavutab sellega mitu kohest eesmärki. Esimene neist eesmärkidest, nagu me juba mainisime, on kagupiirkondade puhastamine sissetungijatest, kes on alates 2025 aastast nii palju probleeme põhjustanud. Venemaa on juba kuid püüdnud oma taktikat kohandada pärast seda, kui ta kaotas Ukrainale tuhandeid tanke ja soomukeid. Sõja algusaastatel nähtud massiivsed mehhaniseeritud rünnakud on suures osas asendunud infiltreerumisstrateegiaga, kus mõnel juhul on Vene sõdurid isegi hiilinud Ukraina territooriumile, maskeerudes Ukraina tsiviilisikuteks. Seda taktikat nimetatakse reeturlikkuseks, mis on rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt kuritegu. See võimaldab sõduritel korraldada varitsusi ja tekitab segadust võitlejate ja mittesõdivate isikute vahel, mis võib viia tragöödiateni, kuna tsiviilisikud satuvad suuremasse ohtu sihtmärgiks sattuda. See üksi on juba piisav põhjus, miks Ukraina soovib infiltraatorid kõrvaldada. Ja kui sellele lisada veel asjaolu, et Venemaa on selle strateegiaga mõningast edu saavutanud, vähemalt selles mõttes, et nad hiilivad sõduritega Ukraina territooriumile ja väidavad siis valelikult, et see territoorium on täielikult okupeeritud. Ukrainal on ilmne stiimul kasutada Venemaa sõjalise jõu nõrgenemist Starlinki sulgemise tõttu, et infiltraatorite probleemiga tegeleda. Just seda nad ongi teinud. Kuigi selle eesmärgi saavutamine on ettevalmistus millekski muuks, mitte edasisteks pealetungideks okupeeritud territooriumile. Nagu Äkse teatab, olid Venemaa 127. motoriseeritud laskurdiviisi juhitud väed teinud aeglast ja järjekindlat edasiliikumist Dnipropetrovski Zaporižja teljel, enne kui tuulte saabumine neid aeglustas. Selle edasitungi käigus õnnestus Venemaal isegi vallutada Huljapola linn, mis on Ukraina logistiline sõlm, pärast seda, kui Ukraina väed sunniti detsembri lõpus taanduma. Venemaa hoides nüüd positsioone, mis ulatuvad umbes 30 kilomeetri ehk 18,6 miili ulatuses Huljapolast põhja pool Donetski oblastis asuva Pokrovski linnani, on tema väed kasutanud infiltreerumistaktikat. Nüüd on tekkinud hall tsoon, mis tähendab sisuliselt ei kellegi maad ja see kulgeb umbes paralleelselt Hütšuri jõega Ukraina kaguosas, mida Venemaa täidab infiltraatoritega, nagu me varem mainisime. Kandes piiratud varustust ja püüdes liikuda nii kiiresti kui võimalik, et vältida Ukraina droone, kasutasid need infiltraatorid Starlinki terminali, et aidata neil hallis tsoonis navigeerida, põhjustades Ukraina kaitsele kaost, venitades seda laiali. Nüüd on Starlink nende infiltraatorite jaoks kadunud. Nad on jäänud halli tsooni lõksu ja langevad sõdur sõduri järel Ukraina rünnakujõudude käes. Vähemalt ühe Austraalia poolt annetatud M1A1 Abramsi tanki ja ühe endise Rootsi BBV 302 soomustransportööri hinnaga tõrjusid rünnakväed Vene infiltraatorid kiiresti 5 asulast välja, sealhulgas mõnest Haitšuri jõe kaugemal kaldal asuvast, märgib Äks. Teisisõnu, hallid tsoonid ei ole enam hallid, need kuuluvad nüüd Ukrainale. Ja just see viibki uue strateegiani, mis hakkab läbi kulutama neid 715 000 sõdurit, keda Venemaa praegu Ukrainas hoiab. Me hakkame kohe rääkima, mida uus strateegia endast kujutab. Enne kui edasi läheme, see on The Military Show ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Seega telli juba täna ja ole alati samm ees. Mis see uus strateegia siis on? Ukraina kaguosa stabiliseerimine, selle asemel, et püüda saavutada rohkem territoriaalseid võite. Üks Ukraina suurimaid probleeme kaguosas on see, et kindlustused olid seal suhteliselt nõrgad, kui Venemaa tungis sisse ja need pole sellest ajast eriti paranenud. 2024 aasta mais nägime nende nõrkade kindlustuste mõju pärast Avdijivka langemist, mis mõjutas Poprovski piirkonda. Nagu AP News tol ajal teatas, kurtsid Ukraina sõdurid kaitseliinide puudumise üle selle linna tagalas, mis on tõenäoliselt üks peamisi põhjusi, miks Venemaa suutis Avdijivka hõivamise järel nii kiiresti alustada rünnakuid Poprovski linna vastu. Batjar, kes on üksuse komandör ja rääkis AP Newsile, võttis probleemi lühidalt kokku.
On vaja suurendada kindlustuste ehitamise tempot, et kui me taganeme, siis taganeme ettevalmistatud positsioonile, ütles Batjar väljaandele ja lisas. Need kindlustused ei ole piisavad. Olukord oli piisavalt halb, et Kiievi riikliku ülikooli Malaja akadeemia politoloogia professor Taras Kuzio kirjutas 2025 aasta aprillis terve artikli väljaandele New Voice of Ukraine, kus ta esitas küsimuse, kes on süüdi Ukraina kaguosa kaotamises. Kuzio pani vähemalt osa süüst Ukraina kaguosa langemise eest Ukraina enda peale, kirjutades, et Zelenski on süüdi selles, et ta eiras Vene agentide infiltreerumist SBU-sse ning nimetas SBU juhiks Ivan Bakhanovi, kellel puudus luureoperatsioonide kogemus. Ja oli naiivne Vladimir Putini, eriti 2019. aastal ning Vene imperialismi suhtes. Zelenski ei valmistanud ette piisavaid kaitserajatisi Hersoni Krimmi joonel, jättes näiteks käsu andmata miiniväljade paigaldamiseks, väidab Kuzio. Teisisõnu, Ukraina polnud piisavalt valmistunud selleks, mille kohta Putin oli riigile sisuliselt juba öelnud, et see tuleb pärast Krimmi ja Donbassi piirkonna osade annekteerimist 2014 aastal. Kahjuks maksis Ukraina lõuna- ja kaguosas märkimisväärse territooriumi kaotuse eest kõrget hinda. See toob meid kenasti tagasi selle juurde, mis on tegelik eesmärk nende vastupealetungide taga, mida me nüüd näeme Ukrainat Venemaa vastu kaguosas läbi viimas. Need pealetungid ei seisne suurte territooriumide tagasivõitmises. Ausalt öeldes ei ole Ukrainal piisavalt inimjõudu, et pöörata tagasi neid ulatuslikke edusamme, mille Putini väed sissetungi varajases faasis saavutasid. Küll aga on Ukrainal piisavalt sõdureid, et tõrjuda Vene imbujad välja hallidest tsoonidest Zaporižjas ja Dnipropetrovskis. Just seda Ukraina teebki ning teeb seda selleks, et muuta need hallid tsoonid kindlustatud Ukraina territooriumiks, millest Venemaa peab läbi saatma loendamatu hulga sõdureid, kui nad tahavad uuesti edasi liikuda. See on Ukraina poolt geniaalne käik. Nende strateegia on kulutada vaenlast oma kaitsega, mitte riskida oma sõduritega, püüdes saavutada suuri edusamme. Prantsuse sõjaväeanalüütik Clement Molan selgitas, mida ta nägi Ukraina kaguosas ühel arutelul. Mõned räägivad Uspanivkast kui eesmärgist, mis võib nii olla. Selles piirkonnas on Venemaal väga raske liikuda. Me nägime mõjukaardid. Aga ma ei usu, et see juhtub, märkis Milan lisades. Prioriteet on kindlustada Hõtšuri jõe Pokrovski suund. See annab aega piirkonna täiendavate kindlustuste parandamiseks. Ja see ongi Ukraina põhistrateegia. Et parandada oma lõuna-kagukaitse nõrkusi, muutes need hallid tsoonid, kuhu Venemaal oli Starlinki kaudu ligipääs, tõelisteks tapatsoonideks, mis hävitavad kõik Vene sõdurid, kes üritavad sinna tungida või neist läbi murda. See ei pruugi olla see, mida paljud ootavad pärast seda, mida Ukraina on teinud, kuid see on strateegia, mis viib tohutu hulga Vene sõdurite surmani ja just sellepärast. Sõjauuringute instituudi ehk ISW andmetel valmistub Kreml uueks suviseks pealetungiks, mis sarnaneb sellele, mida nägime 2025 aastal. See pealetung ei suutnud vallutada Pokrovski, mis on peamine strateegiline eesmärk. Seega võime eeldada, et see uus pealetung hõlmab Venemaa katset seda linna okupeerida, enne kui nad üritavad tungida sügavamale Donetski oblastisse. See näitab lisaks, et Putinil ei ole mingit kavatsust lõpetada sõda, mille ta alustas, hoolimata tema väidetest. Vastasel juhul keskendub see uus suvine pealetung Slovjanski, Krematorski ja Uurikivi Zaporižja suundadele. Just nendele hallidele aladele, mille Ukraina on tagasi vallutanud ja mida ta nüüd kindlustab, kui Milani uskuda. Kuid selle strateegiaga on juba probleem tekkimas. Nagu ISW selgitab, plaanib Vene sõjaväe juhtkond väidetavalt kasutada oma tõenäoliselt piiratud strateegilisi reserve kavandatud 2026 aasta suviseks pealetungiks Ukraina lõuna- ja või idaosas. Võtmesõna, millele siin tähelepanu pöörata, on piiratud. Venemaa plaanib alustada uut pealetungi hoolimata sellest, et tema reservid on peaaegu otsas. Ja need, keda Venemaa selle pealetungi käigus Ukrainasse saadab, on tõenäoliselt sõdurite seas kõige kehvemad. Nagu United 44 meedia teatas 10. veebruaril, veedab keskmine Vene sõdur nüüd vaid umbes 10 päeva väljaõppel, enne kui ta saadetakse rindele kahurilihaks Putini sõjas. Lühidalt öeldes on Venemaal kogenud või võimekad sõdurid otsas. Nad saadavad lihtsalt mehi kahurilihaks, kellest paljud juba purustatakse, kui nad põrkuvad Ukraina kaitse vastu sellistes kohtades nagu Pokrovsk. Just siin tuleb mängu Ukraina uus kindlustusstrateegia. Ukraina võiks neid nõrku jõude rünnata ja tõenäoliselt saavutaks mõningaid edusamme, kuid praegu on Ukrainas ikkagi 715 000 venelast. Isegi kõige osavamate sõduritega seisab Ukraina silmitsi märkimisväärse inimjõu puudujäägiga, mis tooks täiemahulise vastupealetungi korral kaasa suuri kaotusi mõlemale poolele. Ukraina soovib, et kaotused oleksid ainult ühel poolel. Uute kindlustuste rajamine pärast võtmetähtsusega territooriumide vabastamist riigi kaguosas on selleks õige viis. Ukraina on juba töötanud selle nimel, mida me praegu näeme.
Defense Posti 29. jaanuari artikli kohaselt. Ukraina Arendajate Assotsiatsioon on juba ehitanud umbes 2 kilomeetrit ehk umbes 1,2 miili kaitseinfrastruktuuri idarindel, mis ühendab 12 maa-alust positsiooni sidekoridoridega, kõik eesmärgiga tugevdada Ukraina kaitsevõimet. Kuigi pole teada, kas midagi sarnast ehitatakse ka Ukraina kontrollitavates hallides tsoonides, on peaaegu kindel, et näeme kaevikute kaevamist, draakoni hammaste paigaldamist, miinide paigaldamist, okastraadi laiali laotamist ning loomulikult vältimatuid FPV-droone, mis muudavad selle piirkonna tapalõksuks. Need on täiustatud kindlustused, milliseid varem ei olnud olemas. 2025 aasta on õpetanud Ukrainale, et selliste kaitserajatiste abil saab Venemaale tekitada suuri kaotusi. Atlantic Council märgib seda, öeldes, et Ukraina kaitseviisis toimus üsna oluline muutus, mida hakkasime nägema 2025 nügivendal aastal. Ukraina rajab väiksemaid kindlustussõlmi, mille abil suunatakse Vene sõdurid ettemääratud tapalõksudesse, kus neid ründavad droonid ja suurtükivägi. Luuakse kitsaskohti Vene vägedele, et Ukraina saaks maksimeerida Kremlile tekitatud kaotusi ja kasutada ära oma loomulikke eeliseid kurnamissõjas kaitsjana. Tundub tõenäoline, et just seda plaanib Ukraina luua Zaporižja ja Dnipropetrovski piirkondades. Ja riik teab, et see lähenemine on tõhus. 2025 aasta oli Vene sõdurile kohutav aasta. Suure osa aastast näis Putini ainus strateegia olevat sõdurite saatmine Ukraina kaitseliinide vastu, lootuses, et need kaitseliinid murduvad. Oleme näinud, kuidas see Pokrovski puhul välja näeb, sest Venemaa on selle linna vallutamisega juba üle poole aasta hiljaks jäänud, võrreldes sellega, mida Putin soovis. Aasta lõpuks oli Venemaa National Interesti andmetel saanud hinnanguliselt 415 000 lahingukaotust. Kõik selle nimel, et saada vaid väike osa Ukraina territooriumist. See on mõju, mida Ukraina kindlustused avaldavad. Ka 2026. aasta algus pole Venemaa jaoks parem olnud. Ukraina sõjaväe ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi sõnul kaotas Venemaa jaanuaris 31 700 sõdurit, mis on umbes 9000 rohkem, kui riik suutis värvata. Ukraina on seadnud endale eesmärgiks tõsta need arvud 50 000 nii kuus, mis tähendab, et Venemaa 715 000 sõdurist Ukrainas saab kiiresti läbi. Praegu näeme Zaporižjas ja Dnipropetrovskis, kuidas Ukraina tugineb strateegiale, mille toimimises ta kindel on. Venemaal puudub plaan B. Neil on vaevu olemas plaan A. Ukraina jaoks on asi selles, et kui nad midagi ehitavad, siis venelased tulevad. Ainus asi, mis neid ootab, on surmatoovad kindlustused ja venelased, kes sinna saabuvad, ei näe enam kunagi päevavalgust. Mõned, sealhulgas Seth G. Jones, kes on Harold Browni nimelise kaitse- ja julgeolekuosakonna president strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuses, CSIS, ütlevad, et Venemaa on juba pikka aega püüdnud oma tegelikke kaotuse numbrid varjata. Eraldi raportis on CSIS samuti väitnud, et on täiesti võimalik, et Ukraina sõja ohvrite arv võib mõlema poole peale kokku ulatuda 2 miljonini. Kuid just Venemaa peab kandma nende kaotuste põhiraskust. Tema on ründav pool. Ukraina kaitseb end ja oma uue strateegiaga muudab ta oma kaitse tõhusamaks kui kunagi varem. Ainus taktika, mis Putinil veel alles on saata kahurilihasõdureid Ukrainasse. Zaporižjas ja Dnipropetrovski oblastis jookseb see kahuriliha vastu uuendatud kindlustustele, mis hävitavad nad. Ja kuna Starlink on endiselt maas ning sobivat asendust pole tulemas, on tõenäoline, et näeme Ukrainat lähinädalatel veelgi edenemas, kõik oma uue kindlustusstrateegia nimel. 2026 ei saa olema Venemaa võiduaasta. See saab olema aasta, mil 715 000 Vene sõdurit maksavad Vladimir Putini läbikukkumiste eest. Veel üks asi, mida me Ukrainas näeme, on mõttelaadi muutus riigi sõjaväes. Kui Ukraina keskendus varem ainult ellujäämisele, siis nüüd on ta valmis initsiatiivi haarama Venemaa vastu. See on ohtlik Putini nõrgenenud vägedele ja saate teada miks, kui vaatate meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et saada rohkem ülevaateid Ukraina lahinguvälja strateegiatest. Ja aitäh vaatamast!